No nii, tere taas kõigile jalgpallisõpradele, pikk ette ise järele episood 377 teie ees. Täna on 1. juuni 2026, ilusat lastekaitsepäeva, Kris Ilves. Aitäh, tere. Ja sullegi, Markus Jürgenson, ilusat lastekaitsepäeva. Ja, tere, aitäh. Täna kõik siis Kadrioru parki. Eelmine aasta me kaestasime pardirallit isegi oma saatesse, üle-eelmine aasta. Eelmine aasta. Eelmine aasta ma sattusin sinna just jalutama, see oli ikka suur rahvamass ja väga tänuväärt üritus. Jah, väga kihvt. Ja seal oli eelmine aasta väga pull, üks part, eelmine aasta rääksime. Ütleme kaestasime seda. Üks part pani mingi. See oli uskumatu sportlik saavutus, kuidas nii pikalt võita nagu nii suures massis ka veel. No, ma ei tea, kas seal pärast sellist dopingukontrolli tehti, kas määriti mingisuguse vahaga kokku. Jah, ei tea, mis seal trikke saab teha. Ja mina siis Raul Oesser. Räägime täna siis nii noortest kui vanadest, kui siis ka nii-öelda päris sportlaseas jalgpalluritest ja räägime jalgpallist. Ehk siis legendide lahing oli eile vahelduseks U17 mängudele ja mängiti ka Premier Liigat. Hakatakse mängima koondise mänge nii meeste kui naiste puhul ja siin on veel mõned nii-öelda sõlmed veel kokku siduda ka, mis puudutab väliseestlasi ja välismaa jalgpalli, kus siis hooaeg ju tegelikult ametlikult sisuliselt lõppes klubi hooaega, nii et nüüd hakkab juba MM-iks valmistumine täie hooga pihta. Maks, saad alustuseks sellest legendide lahingust ka natukene rääkida. Eile õhtul siis, kes ei tea, Eesti ja Gruusia veteranid kohtusid A. Le Coq Arenal 2x40 minutit. Endised. Veteranid. Endised veteranid. Endised jalgpallurid. Endised jalgpallurid. Endised jalgpallurid, jah. Ehk veteranid. No sinagi nende seas oli siis kapsikami lõhna kõik kohad täis riietusruumis? Ei olnud kusjuures. Ei olnud mingit medikamente väga ei tarvitud. 2-2 lõppes see mäng siis? 2-2 sõbralik viik. Kuidas siis mängupilt oli? Mis tunne mängu oli? Vastased olid tasemel. Ja ei, kihvt kokkuvõttes jälle, hästi kihvt üritus. Need ikkagi jalgpalliliidu organiseeritud ma ei tea, mängud, sündmused, üritused üldjuhul on sellised väga viksid ja viisakad aga see päev üldse oli nagu ma ikkagi mõtled küll, et mis me siin lähme õljume ja teeme 2x40 pole päris õljumine, aga hommikul ärkad üles varakult ja nagu ikkagi lihasmälus on see siuke automaatne mängupäeva programm läheb peale, rutiin, siuke teed oma kohvi, siis jalutuskäik, väike uinak, sportsmiil, värgid-särgid, aga mis see teistmoodi siis on see, et pole seda siukest pinget ei ole peal, nagu ma mäletan mängija karjäärist, et selles mõttes saad nagu kuidagi vabalt minna ja see teeb sellest päevast võib-olla veelgi rohkem nauditama päeva, kui ta vanasti oli, ja pärast muidugi bankett oli ka. Pärast väga viisakas bankett, äge mäng oli, ma arvan, et siin oli, ma ei tea, 100-200 pealtvaataja vahel publikut tribüünil ja vastased olid, oli näha, et nad olid ikkagi mänginud, ma ei tea, Bundesliigas, ekstraklassas, äkki seal oli La Liga mees, et puuted olid korralikud ja ma kindlalt ei tea, aga tundus küll, et seal Gruusiamaal need, ütleme sellises vanuses härrad, nad ikkagi käivad korra nädalas vutti tegemas. Kuskilt käis mingi selline lause isegi läbi, et need legendide mänge Gruusias just käiks isegi rohkem vaatamas aeg-ajalt kui mingid kohalike meistriliiga mänge. Palju meil pealt vaatajaid? 100-200? Meil oli jah, 100-200 vahel, aga see reklaam oli ka suhteliselt tagasihoidlik, aga just Igor Morozov näitas, et enne meistrite liiga finaali seal Budapestis toimus ka mingisugune siuke legendide siis mingi, ma ei tea, kas siis oli miniturniir või 4 meeskonda. Ja siis ma vaatasin neid koosseise seal, kes seal kõik olid kafud ja seal nimekiri oli päris võimas. Siis üks punt oli põhimõtteliselt vist ungarlastest tehtud ja siis oli 3 mingit maailma punti. Et sükest asja tahaks võib-olla isegi natuke rohkemgi vaadata kui meistrite liiga finaali, aga nüüd on nagu välja kommunikeeriti siin, et võib-olla siis saab järgmine aasta vastu visiidile minna. Jah, mingid jutud juba käivad, et seal järgmine aasta siis Gruusia-Eesti niipidi ja äkki mingi turniir ka. Siin taheti ka ju alguses tegelikult turniiri teha, et Ukraina oli vist üks nendest võistkonnast. Ukraina siis Soome, jah.
kes seal eri põhjustel ära langesid, et jah. No loodame, et eelneb ikkagi siis, juhul kui siuke turniir toimub, siis eelneb ka selline treeninglaager, selles mõttes, et kui mäestikulaager seal kaupas. Kui see aken tuleb, siis ikkagi nädal Gruusias. No seal Hatšapuri ja Šašlõki vahel ma ei tea, kas seal pärast ei lähe särgid selgagi rääkimata ärasaamisest. No, ega nad siin ei lähe juba selga. Nad ei lähe juba selga. Tuleb suuremad särgid hankida ja musta värvi. Et seal selles mõttes, et seal, ütleme, kui vanasti oli niimoodi, et tuli see, Floras mingi hetk, lõpuks sai ise valima hakata, et mulle läheb see proovid ja aga mingi vahe oli ju, et näed, ma ei tea, M on 5, S on 3, XL-id, L-id, siis mängikarjärjel siis pigem just mängijad ennem noolisid neid väiksemaid särke, et need saaks ära võtta kiiresti. Siis nüüd riietusruumis ikkagi oli nagu vastupidi, et vaadati nimekirja, et kes need XL-id see oli ka vana ja see, et mida suurem number särgi peal, seda suurem suurus ka või? Ei, seekord seda ei olnud, et pigem jah, suuremad särgid läksid kiiremini kaubaks ja nagu arvata võita, siis sai omajagu südamest naerda ka paari momendi puhul, et kes hiljem tuli, sai selle, mis oli, siis ikkagi, ütleme, õnneks seal fotograafe polnud, et sealt need pildid ei leki. Jah, kas keegi Eesti mängijatest oli siis nii-öelda üllatavalt heas vormis ka, küsime hoopis niipidi, et me teame, sina siin ei, ega siin nüüd ei selles suhtes visuaalselt ja platsi peal ikka näed ju, et no Marko Leelov on mingisuguse totaalse muutumise läbi teinud, täitsa maratoonari kehaga ma vaatasin ja ta vist mainis ka sealt mulle, et korralik ports kilosid on kuskile nüüd kaduma läinud, et mees on vist tõsisemalt trenni hakanud tegema, et aga ei, ütleme üldjoontes ikkagi oli see punt viisakas, et ma ei tea, Kruglov, Marozov, Vannist, Kaalma ju teeb tänaseks päevaks alles lõpetas Riia maratoni. Et siin kõik olid nagu, ei olnud midagi hullu. Olgu nii, aga läheme veteranide juurest siis laste jalgpalli juurde, kui nüüd natukene üle pingutada. Ehk siis U17 EM finaalturniir Tallinnas ja Rakveres endiselt kestab, küll mitte Eesti koondise jaoks, sest Eesti koondise jaoks on piirdus turniir siis alagrupi mängudega 3 mängu eelmisel nädalal peeti, esmaspäeval, neljapäeval ja pühapäeval. 3 kaotust, aga 2 väravat löödud, väravate vahe 2-8, ehk siis see latt, mis me eelmine saade seadsime, U19 2012 tulemused, ma ei tea, kas üle lüüa või neid korrata, eks ju, toone 3 kaotust 1-9 väravate vahe, ehk siis 1 värav rohkem löödud, 1 värav vähem lastud. Seda arvestades tundub, et tuleb asi nii-öelda õnnestunuks liigitada. No, enne kui nendest mängust räägime, siis räägime selle Marcelo looga ära ikkagi. No. Et kuidas ta Eesti-Hispaania oli esimene mäng on ja vist ega keegi ei teadnud, et ta ju tuleb. Ma saan aru, jah, see tuli kuidagi kummalise üllatusena, et mingi tavapiletiga üritas sisse saada. Ja see oligi, et mees lendas ju väravasse tavapiletiga ja seal turva neiu vist vaatas siis piletit ja ütles, jah, palun sinna tava sisse pääsen seal. Järjekord on siin 50 meetrini, et palun. Marcelo oli üritanud ikkagi, et ma tulin poja mängu vaatama ja kas nagu teate, kes ma olen? Põhimõtteliselt oligi niimoodi öelnud vist aga see, ütleme siis, turvatöötaja ei saa ette ka eita, sa lased ikka siis, kui sa ära tunned, kui sul tuleb, ma ei Denzel Washington tuleb, vahet pole, ma lasen ikka sisse ju. Nii on lihtsalt. Aga siis ju ei tundnud siis ära ja siis turvatöötaja ütles, väga tore, et tulite, aga näed, pileti peal on tavapilet, et sinna. Siis, et ma olen nagu natuke kuulus ja värki ka, nagu Marcel. Eks me kõik oleme natuke kuulsad, ütles turvatöötaja ja juhatas sinna ja Marcel oligi läinud nagu tavaga sinna, aga siis lõpuks UEFA ikkagi mingid tegelinskid vist märkasid ja siis eeskorditi turvaliselt viploosi sisse ära, et ilmselt siis oleks ju, selles mõttes, et ta on ikkagi sellise kaliibriga vend, et
oleks ta siis tavasektorist istunud, siis oleks ikkagi just No oleks jamaks läinud. Sest ma saan aru ka seal vipis isegi. No see oli jama juba ka siin, mis siin lapsed läksid juba, ma mõtlesin, et väiksed lapsed, kus nad ära tunnevad, kus teavad, kes Marcelo on, et ega ta on juba päris mitu aastat ju olnud ikkagi endine mängija. Samas Real Madrid viimati ei ole nende meistrite liiga võidust väga palju möödas ju, et ta ikkagi siis mängis ju. Me peab üle vaatama igaks üks, mis aastal ta veel mängis, selles suhtes, et paljud need lapsed olid ikkagi sellised, et tol ajal nad olid ikka veel nagu sellised, kes ilmselt jalgpalli väga ma mõtlen ikkagi need pealtvaatajad, enamik jäid ju kuhugi sinna, ma ei tea, 14-15 vanuse juurde vähemalt peale vaadates. No jaa, Marcelo on ikkagi alles lõpetanud ja ta on ju ka ikkagi sotsiaalmeedias pigem aktiivne vend ja 4 aastat tagasi lõpetas Realis ja 2 aastat tagasi karjääri kuskil Brasiilias. No et see ei ole jah siin... jah, okei. Võtame vastu. Aga ühesõnaga Rakveres nägid, kus ta oli? Kus? Kamsi kohal või? Ei, veel, ma ei tea, parem või halvem, ma ei tea, kui mugavalt mängu oli vaadata, see Rakvere Kastani Arena, mingisugune sükse, umbes nii suur ruuduga aken sealt nagu staadioni hoonest või sellest areenist piilus seda mängu kuidagi seal akna peal. No ja ei tundunud väga nagu hea ülevaade sellest mängust tulevad. No eks ta ikkagi, eelkõige on ta ikkagi isana siin, ma arvan, et tahab nagu rahus poisi mängu vaadata ja ma kujutan, et see võib, ma siin vist esimene mäng ta ka ikkagi oli näidanud nagu poistele. Ta tegi vist seal pilte ja autogramm andis küll, aga mingil hetkel lihtsalt tema entourage vist andis mõista, et nüüd aitab ka. No loomulik ka, et ei ole lihtne. Päris naljaks, kui suur siuke staaritolm järsku oli siin igal pool, et... Ta kuskile eksis kuskile mingi siis suvalisse lokaali. Lokaal nimi. Oligi või? Mingi siuke suht urgas. See Eesti-Hispaania mäng oli ju nädala alguses kohe. Et siis oli vaja natuke tuulutamas käia, aga mis siin nädala alguses väga mingit glamuursid kohti just lahti ei ole. Ma arvan, ta sai rohkem tähelepanu, no kindlasti sai rohkem tähelepanu kui 8 aastat tagasi, kui superkarikas siin toimus, et ise mängis. Noh, selles suhtes, et siis oli kõik kohad neid saare täis, aga siis nüüd oli nii-öelda ainus mees seal. Jah, seoses sellega siin turvatöötajad rääkisid veel, et kui siin Hispaania koondis vist kunagi käis, siis see Marcelot siin arutasime ja siis rääkis see turvatöötaja, et kui Hispaania koondis käis, siis mingisugune taastav trenn vist, nad jäid siia veel mingiks hetkeks, paariks päevaks, tegid mingit trenni ja taastusid siin, et siis ühel hetkel tuli rätikus Sergio Ramos massaažiruumist välja ja siis see vending machine oli seal, A Le Coq'il on vending machine ja Ramosel polnud neid münte. Ja siis küsisid, kas kellelgi on koine. Ja siis seal mingid turvatöötajad kama peale said selle paar eurot kokku. Siis said Sergio Ramos läks vending machine justis omale selle Kinder Bueno. Kinder selle, mis see on see pulk, mingi Kinder, mis iganes, ma ei tea, mis need on. No tead, see krõbe siuke. Mingi Kinder Bueno ei ole. Vist on jah, Kinder Bueno. Kinder Bueno, tema Kinder Bueno lembus on selles suhtes ka tead, et mis ma oskasin selle pakkuda, et see oli ju, kes see oli, kas Real Madridi saatja, see vastuvõtja nii-öelda, kes rääkis ka, et kuskil lennujaamas pidi Ramosele Kinder Buenot hankima. No siis klapib. Ta on, tundub majasmokk. Räägime spordist ka natuke. No räägime. Et 3 kaotust, 2-8 väravate vahe tegelikult nagu minu jaoks selles mõttes natukene ikkagi isegi ma ei saaks öelda, et ootused jubedalt ületatud, aga häbisse ei jäänud vähemalt. Minu jaoks on küll ootused ületatud. Ma enne turniiri mõtlesin, et kui kõik 3 mängu kaotatakse siuke 3 väravalise vahega. Jalgpalliskooriga, jah? Jah, et siis on nagu siuke, enam-vähem. Ei ole midagi hästi, ei ole midagi halvasti ka. Aga selles mõttes ikkagi ületati ootused ja ma arvan, et need väravad esimeses mängus Neltsase värav Hispaaniale, teises mängus Visse värav Horvaatiale. Ma arvan, et senise jalgpalli aasta minu tipphetked, kui need kokku panna, mõlemat ma staadionilt koha peal nägin ja ma arvan, et kui me hakkame siin aasta lõpus neid jalgpalli aasta tipphetki
tegema ja järjekorda panema. Okei, me ei tea, kuidas siin Eesti koondisel läheb, kuidas euromängud lähevad ja nii edasi, aga ma arvan, et just need 2 mängu kokku panna, need väravad, need võivad ka aasta lõpus mul seal top 5 vast ikka, võib-olla isegi top 3 olla. Need olid nagu ägedad emotsioonid. Ei, seda kindlasti, eriti see vissevärav kuidagi Nelsase värava ajal ma ise ei jõudnud veel staadionile, et okei, see mul see võib-olla ei olegi nii suur emotsioon, eks ju, aga see vissevärav, okei, seal täitsa mängu lõpus mäng oli tehtud juba, aga see, kui puhas ja siuke toores see löök oli lihtsalt, et sa paned sealt Bayerni mehe kõpsti palli pealt ära ja umbes, täpselt siuke auk oli, kus see pall nagu läbi panna sealt käe ja posti vahelt ja täpselt sinna see pall lendaski, et tõesti üliilus värav. Aga lihtsalt, mitte et ma tahaks hullult neid tõrvatilkasid hakata kuskile meepoti, ütleme, mis meepotist me räägime, kui me saime 3 kaotust, millest 2 olid suhteliselt kindlad, aga lihtsalt mängupildi mõttes, ega meil ei olnud ju midagi kiita. Need mängud oleks võinud sama hästi lõppeda esimesed, ma ei tea, 5-0 ja 6-0 ja see eilne Belgia mäng oli natukene selline, kus Belgial ei olnud nagu nii palju võimalusi otseselt, aga ikkagi need allajäämised olid ikka väga-väga selged. Ja meil oligi umbes 2 võimalust või 2,5 võimalust kogu turniiri peale, me olime neist 2 väravat ära, et selles suhtes me võtsime nagu ründemängust võtsime küll maksimumi, mis me nagu see, mida me suutsime väljakul pakkuda. Jaa, ma olen nõus, aga me peame ikkagi arvestama seda, et ülejäänud 7 riiki, ülejäänud 7 noortekondist, kes siin turniiril osalesid ja 4 veel osalevad, et nad on ikkagi Euroopa 7 parimat hetkeseisuga, et nad on ikkagi selle valiksarja läbi teinud, nad on sportlikel alustel selle koha siia nagu endale saanud, aga Eesti tegi ka selle valiksarja läbi. Eesti tulemused olid valiksarjas ikkagi väga halvad. Okei, seal olid ka sellised napid kaotused, 1-väravalised, 2-väravalised, aga tegelikult see valiksarjast tuldi läbi nii, et ju ei mitte midagi nagu näppude vahele jäänud. Okei, ma saan aru, võib-olla eesmärgid olid teised, ei olnudki otseselt punktide jaht seal, et oligi vaja Pärnpuul ja treenerite tiimil seda kokkumängu ja meeskonda valmistada ette selleks turniiriks, aga need tulemused näitasid, et tegelikult me sellest Euroopa tipust oleme ju kaugel. Ma nüüd ei oska öelda, et kui need ülejäänud 7 on Euroopa 7 parimat, kus Eesti siis tegelikult selles Euroopa pingereas noortekoondis olla võiks. Ma arvan, et need valikmängud üldiselt näitavad suhteliselt hästi tegelikult ära, kus me oleme, et seal on ju see süsteem selline, et meil ei olnud ka päris selline, et mängime kuidas tahame, et meil täitsa suva, mis need tulemused on, sest seal on ju see 2-tasandiline liiga, natukene nagu me rääkisime, eks ju, A-koondiste puhul on ju. Aga natuke ikkagi teistsuguse süsteemiga, kus siis iga sügisel on üks ring, iga kevadel on üks ring ja siis need nii-öelda teise grupi paremad tõusevad alati, esimese grupi halvemad langevad alati, et seal on kasulik on hoida ennast seal kõrgemale, et sul mingisugune võimalus oleks nagu finaalturniile kvalifitseeruda, eks ju. Et see lihtsalt mulle tundus, et ega me see turniir, tulemused jätsid meist nagu selgelt parema pildi, kui me võib-olla tegelikult nagu mänguliselt olime. Selles mõttes nõus. Tegelikult me oleme, tegi kurvaks nagu selles mõttes mind, et mõtle, kui kihvt oleks, kui me oleks konkurentsis, nagu mõtlemisüritus see oleks. See oleks nii äge, mul on nii kahju, et me ei suuda, nagu me oleme, tegelikult kui need Hispaania ja kes see teine oli, Horvaatia, et kui nad täiskäiguga ikka panid, mängisid, siis oli, seal ei olnud varianti, Eks meil oli õnne ka, et tegelikult need kaotused olidki siis Hispaania 3 ja Horvaatial 2 värava. Sinna ma nagu tahtsingi nagu natuke otsega jõuda, et meist need tulemused jätsid nagu parem pildi. Okei, võib-olla 10 aasta pärast me mäleta seda mängupilti vaatame, et kurat, lõime 2 väravat, 0-1 viimases mängus. Seal Belgia vastu, selles suhtes räägime selle ka ju ära, et meil oli ju lõpus 2 karistuslööki, viimasest peaaegu saime löögile, naljaks niimoodi rääkida, peaaegu saime löögile, belgased suunasid seal üle oma värava selle palli, oleks nurgalööka tulnud, kohtunik vilistas ära, aga oleks me sealt värava löönud, oleks Belgia välja jäänud. Et see ei olnud nagu niimoodi, Belgial on ammu kindlustatud ja lihtsalt tõmbab käigu välja. Et oleks me sealt ära löönud, 1-1, oleks Belgia jäänud välja, praegu nad said edasi. Ja ma sain aru, et Belgia pigem, ma ei tea, kas nüüd alahindas, aga natuke nad ikkagi isegi päris palju koosseisu muutsid, et põhimängijad kas ei mänginud või tulid pingilt. Seal on muidugi see ka, et sul on 2 nädalaga ikkagi suhteliselt nagu ja kui see edasi lähed. Ühe nädalaga 3 mängu ja teisel nädalal veel 2 mängu, kui sa finaali välja lähed. Et seal mingil hetkel võib-olla Belgia jaoks tunduski loogiline selles Eesti mängus ilmselt natukene midagi vahetada. Aga peatreener Pärnpuuga ma olen nõus, kui ta pärast viimast alagrupi mängu ikkagi koondisele hinde andis. Ta hindas
võitluslikust ja kaitsemängu ja ta ütles, et nagu alla 5 ta ei saaks anda. Ja ma olen selles mõttes nõus, et just see võitluslikkus kaitsemäng, poisid võitlesid nagu päriselt ka ükskõik, mis see vahe oli, nad võitlesid ikkagi viimase sekundini. See visse värav on ehe nagu tõestus sellest tegelikult, et seal selles olukorras väga selgelt on aru saada, mis see seis oli, 3-0 oli tolleks hetkeks. Et see Bayerni ta oli vist saanud, eks ju, meistrite liigas vist isegi play-offis vahetus. Et tolles olukorras ta ikka läks nagu seal niimoodi, et ma ei hakka siin praegu 90-ndal rapsima, et aga kusjuures paar minutit enne oli tal sama mehega oli ka siuke sarnane pusklemine, kus ta ei suutnud seda palli sealt saada. Aga visse nagu hoolimata sellest, et on 0-3, sa näitad siukest tahtmist kirge ja lähed selle spaagega, selle võttis selle palli ära, et selle taha, või selles osas peab ikkagi Eesti poisse kiitma, et üks mees mängib Premier League'is, teine mitte. Jah, nii on. Oli mängeid ka, kes kuidagi silma hakkasid, siis selle, ütleme, kaitsest lähtuvalt sealt võib-olla mingisugune Raio Piiro tüüpi mees suudab silma paista, aga võib-olla neid, kes oleks seal mingisuguste selliste kvaliteetiga silma paistnud, kelle, ütleme, need 100 skautid, kes siin käisid tippklubidest vaataksid, jäi midagi sellist ka kuskil silma. Nagu meie omadest? Jah. See oli nagu meie omadest. Ja ma kusjuures üritasin siukse pilguga seda eriti esimest mängu vaadata. Aga vist nii nagu siit tribüüni pealtki tuli, et need raamatud pandi kinni 15 minuti järel. Et ei, keeruline on, mis sa teed need hispaanlaste vastu, mis sa... No ütleme, kui sa ütlesid ka enne, et juba kihvt oleks, kui ma olekski reaalselt mängus, siis... Kujutad ette, laulupidu aga kujutad ette, milline oleks see turniir olnud aastal 2020, kui oli 16 võistkonda, oleks Eestis olnud, meil oli see 2003 punt, kes pani selle samale Hispaaniale, pani Prantsusmaale pani ära, eks ju, et Rootsile pani ära, eks ju, et oleks see võistkond nagu läinud sinna, seal oleks muidugi ilmselt olnud mingisugune oht ka, et ootused on hästi kõrgel ja kõrbeme, aga seal oli vähemalt nagu reaalne ootus, et millegi pealt midagi oodata, mingi tulemust. See koondis oli kindlasti ja ma arvan päris palju Euroopa tipule lähemal, kui see praegune, kes siin... Ja kindlasti. Et selles mõttes, jah. Ja sealt on tulnud ka ju ikkagi mängumehi seal Baskotšid tõuges, et oli tõuges ka ju seal. Ma ei tea, kas tõuges 2003 on. Ja. Aga Shane ja Vetkal oli seal aasta noorematest Šapovalov, et seal oli neid ägedaid mehi oli nagu, kes tegelikult tegid asju, et jah, kahju, et ma ütlen, jube kahju, ma kunagi kirjutasin mingisuguse arvamusloo ka, et Eesti jalgpalli suurim, mis oleks kui nagu, et oleks see turniir ometi saanud toimuda, et sest ikka tohutult kahju, mäletan isegi seal tol hetkel nagu lihtsalt, et 16 meeskonda ka on ja seal oleks seopanud natuke loosiga ja see oleks nagu selles suhtes ikka mastaapne turniir, see oli ju Lõuna-Eestis oleks teine keskus olnud, see oleks olnud Otepääl, Tartus, Võrus just mängud, eks ju, ja ikkagi 16 võistkond jalgpallipidu. See oleks olnud suur, siin selle Itaalia koondisega seoses treffasin, nagu ma prantslasi nägin linna peal jalutamas seal Tammsaare pargis, siis jooksin kokku ka Itaalia koondisega ja staff suur nagu ikka ja justkui vaatan üks härra seal oma ette toimetab midagi ja vene keeles või vene keelele sarnases keeles läksin juurde, tere, mis Itaalias ärk seljas, et mis toimub? Ma fänn lihtsalt. Ei, et ma olen tegelikult ukrainlane, et ma olen 28 aastat Itaalias elanud, oli siis selle U17 Itaalia kittmanager. Rääkis puhast vene-ukraina keelt, suhtlesime vene keeles ja ütles, et toimetab seal jah, et ukrainlasega tegemist on, et siis ma ehmatasin alguses ära, et täitsa võõras keeles. No vot, midagi veel selle U17 turniiri kohta. Ta nüüd hakkavad täna selguvad siis... Täna on teise alagrupi viimased mängud ja siis ongi vist neljapäeval äkki olid poolfinaalid ja pühapäeval finaal. Ehk siis 1, 2, 3, 4, 5 mängu veel jäänud turniiri. Jah, ja kui me meenutame siin seda viimast finaalturniiri U19, mis toimus Eestis, siis finaalis ju oli mitte päris täismaja, aga 7-8 täismaja ju väiksem kui praegu. 7-8 tuhande vahel, et täitsa huvitav saab olema näha, et palju siin A. Le Coq Arenal koguneb seda rahvat. Eesti mänge ikkagi
tuli vaatama oluliselt vähem inimesi kui 2012, eks ju. 3000 vähem umbes või? No esimese mängu publiku arv oli siin oli 4700. Ei, ma mõtlen, et sel aastal kokku oli ligi 10 000 Eesti kodumängudel. 3 mängu peale kokku. Pole kokku arvutan. No, ütleme, iga mäng ma ei tea, paar tuhat vähem suures plaanis väike või? Ma arvan, et selle peamine või üks suur põhjus on ikkagi see, et on 2 aastat nooremad mängijad kui see 2012 turniir. Ma arutasin Karol Metsaga seda, kes oli ju, käis ka meil saates siin tegemas ja me rääkisime ka, et seal ei olnud tegelikult nagu sellist asja ka, et need mängid oleks jubedalt tuttavad olnud kõigile. Ei no jah, tol hetkel me ju väga ei teadnud. Karol Mets ei olnud toona nagu siuke household name. Okei, eestlased eestlasteks, aga tol hetkel ju mängisid siin ka Rakveres Paul Pogba'd, Harry Kane'id, asjad. Tol hetkel me tegelikult ei teadnud ju. Harry Kane'ist rääkinud, tol ajal mitte keegi midagi. Jah, seda mõtlengi, et neid ei tuldud ju sellepärast vaatama, et on Harry Kane või Paul Pogba. Sa vaatasid nagu hiljem vaatasid, et seal Pogba oli ka siin, Kane oli ka siin. No mingid nimed seal käisid nagu turniiri ajal ka, ikkagi Pogbast minu arust ma mäletan, Henn ikkagi rääkis, sest Henn oli ju tol aastal oli Prantsusmaa koondise saati ja siis tema sellest Pogbast ikkagi rääkis, ma mäletan tollel aastal ka. Aga võib-olla Hispaanial oli rohkem neid, võib-olla jah, Hispaanial oli võib-olla rohkem neid, kes olid seal Hesse, Deulofeu, väravad Kepa äkki mingil määral. Keda ma nagu toona mäletan, et et see on nagu mingisugune, minu jaoks kõige tähtsamad nimed olid need kaksikvennad Kiinid Inglismaa koondises, kes olid Manchester Unitedi noortesüsteemis või kuskil esimese pingi otsal ka juba olnud. Ründas oli äkki see Benikafoobi. Et see sellised nimed, kes nagu, tegelikult ei olnud toona ka sellised, kes nagu tuleksid massid vaatama. Et kuidagi see, võib-olla oli mingisugune teistsugune nagu, meil me saada natuke rääkisime ka, et see võib-olla see natukene teistsugune ühiskond oli. Võib-olla finaali just tõmbas publiku või sellepärast, et kaks suurt riiki ikkagi, Hispaania ja Prantsusmaa. Finaal, vaatame, kuidas see finaal seekord nagu... ja suure tõenäosusega kindel on see, et siin platsile jooksvatest meestest siin on nii mõnigi tulevane superstar. No, iga U17 turniiris just on olnud mõni ikkagi väga-väga-väga kõva karjääriga ja edasise karjääriga tüüp mänginud siin. Järjekordades ka natukene korra puudutasime, seal esimese mängu all Hispaania mängu all oli ikkagi päris suur probleem vist. Andi mööda jälle oma väravatega. Inimesed ei saanud sisse, piisavalt kiiresti, seal oli värav oli kinni, üks väravatest oli kinni, teiselt poolt vist ei saanud sisse, eks ju, mis oli selgelt nagu jalgpalliliidu möödalask, aga see oli vist, ma saan aru, ka piletite skännimisega olid probleemid, et mingisugused turniiripassid millega pärast ei töötanud seal, lisaks oli nagu suur segadus oli ka sellega, et mingid flyierid jagati, kus oli see QR-kood peal, eks ju. Ja inimesed, väga paljud inimesed arvasid, et selle QR-koodiga, see ongi pilet, on ju, aga saaks pidanud telefoniga selle QR-koodi lahti tegema ja sellega võtma endale selle tasuta pileti veel niimoodi, et seal ühesõnaga paljud tulid pandi selle alla, ei tööta, siis said, et siis peab skännima, niimoodi see, seal oli mitu asja, mis nagu mängisid kaasa, et see asi niimoodi lõpuks kulges. Rohkem väravaid lahti. Ma ei saa aru, kui väga keeruline see on. Nagu iga suvi mingisugune suurem mäng, euromäng tuleb, siis nagu avastatakse, et inimesed järsku tahavad jalgpalli vaatama tulla. Et ma saan aru, et see tähendab rohkem ressurssi, peab neid inimesi rohkem olema, peab neid inimesi staadionil või staadioni ümbruses rohkem laiali ajutama, aga tehke mõnusaks pealtvaatamine. Jah, ma olin ise nii-öelda pealtvaataja eile tribüünil ja see söögihinnad ka. Vaata, A. Le Coq Arena'l käis, mina ajakirjanikuna ma nagu väga harva satun sinna nagu selle päris müügileti äärde, kus müüakse süüa ja juua. 2 hot dogi, 1 vesi ja 1 alkoholpõlu oli 20 eurot kokku. Et mõtlesin, okei, maksame ära asja. 20 euro sees oli siis ka see 2 eurone panditops, mille eest sa saad 1,5 eurot tagasi, mitte isegi tervet seda 2 eurot. Käitlustasu. Mulle käib see nii kuidagi vastukarva, et okei, see sai nagu suhteliselt lihtsalt selle tagasi, eks ju, et sulle tehakse -1.50 teed oma kaardimakse ja saad selle raha tagasi. Tunne on ikka siuke, et sa jäid ikkagi 2 ilma. Ei, 50 sendist nagu jäädki ilma, ja nagu alkovaba õlu on 5.50 siis nagu netos, et seda ka natuke võib-olla tundub nagu palju küsida. Aga kui mina maksin, kui teised maksid, siis... Oota, mis sa ostsid? 2 hot dogi, alkovaba see ja... Alkovaba põllu ja 1 0,5 tavaline ilma gaasita vesi.
Aga noh, ütleme kiituseks ka see hot dogi kättesaamine käis väga lihtsalt, on ju, et ei olnud seda, et sa lähed sinna suurde järjekorras, sul on kõik on ühes järjekorras, tellid, siis nad hakkavad sulle alles hot dogi tegema, umbes nagu ma ei tea, Statoilis on, et seal oli ikkagi, sa said mingi žetooni, läksid teise letti, kus oligi spetsiaalne hot dogi lett, seal pani valmis, on ju. Et see käis nagu väga kiiresti ja see jookide valamine käis ka kiiresti. Seda ma tahaks kiita. Nojah, me oleme sellest siin seda teemat varem puudutanud ja Toomas Vara vist on selle rääkinud, et tänapäeva staadionid, kui ehitatakse, siis ju juba mõeldakse ka sellistele asjadele, see on selle kontseptsiooni osa, uue staadioni osa, kuidas need, mis see on see mingi, me oleme rääkinud ka sellest, kuidas seal neid õlletopse täidetakse mingi 2 sekundiga. Tottenhami staadionil see, et sul on all mingi süke kraan, topsi põhjas on nagu auk sees, mis sa saad nagu lükata sisse niimoodi. Ja siis alt tuleb hästi kiiresti on tops täis, et niisugustele asjadele mõeldakse ja see ongi see selles mõttes 15 minutit, kui sa veel Eestis nagu jääd, eestlane ikka tuleb hiljem mängule ka, ta on harjunud, me oleme harjunud, me saame Premium liigas, sa tuled A. Le Coq Arenale, Kadrioru staadionile, Tartu Tamme staadionile, sa saad sisse, 3 minutit läheb sul. Sul ei ole järjekorda, on ju. Et Eesti jalgpallipublik ongi niimoodi harjunud. Aga siis, kui see rohkem rahvast tuleb ja siis veel jääd hiljaks mängule, siis lähed veel poole ajal sinna, seisad seal järjekorras, on ju, et see kõik muudab selle mängupäeva ja mängule tuleku kogemuse, nii palju mugavamaks tegelikult, et see on asi, millele on vaja mõelda. Ja, aga Eesti inimesed saavad ise ka ju nii palju panustada, et tuledki tund aega varem kohale, vaatad seda soojendust, see on ju, mõnes mõttes on ju see ka osa kas just mängust, aga sellest mängu elamusest. Ei muidugi on jaa, aga sa oled üritanud ju oma kodustega minna näiteks mängu vaatama, sa tead, kuidas see teine pool, me läheme siit A. Le Coq Arenale läheb, ma vaatan Veisist, me läheme 17 minutit, mäng hakkab 5, siis me peame 17:43 kodust välja minema. Selline seisukoht on vähemalt meil seal juhatuses on selline. Praegu vist need mängu kellaajad ei soosinud ka, et kas üks oli Hispaania oli kell 8 ja Horvaatia vastu oli kell 7, et kui sa hakkadki seal ja tööpäevad lõpevad kell 5, jõuad koju, selles mõttes on keeruline. Keeruline, aga see on... Aeg oli, mis asi keeruline? Varem tulla kohale? Kui sul lõpeb tööpäev kell 5, me ei tea, kus kõik inimesed ju töötavad, sa tuled veel koju, sul on vaja mingid tegemised veel kodus teha, siis võib-olla ei jõuagi korralikult tund aega ei jõua, aga ma ei tea, pool tundi varem ikka jõuad. Sõltub inimestest. Esimene mäng oli see suur probleem, kui oleks kell 8, seal ei ole ju selles suhtes. Aga ega kõik ei saagi tund aega varem tulla, me ütleme, lapsega sa ei tule ju tund aega varem istuma. Miks mitte? No sul ei ole vist lapsi. Ei ole. Et kui sul väiksem laps on, ega ta ei püsi seda 2 tundi mängugi paigal, et seal... see, mis ma öelda tahtsin, et need inimesed pealtvaatajad ise saavad ka palju ära teha, et see kõik oleks mugavam. Ja. Aga lihtsalt see väravate avamine, see on nii nagu aastast. Järgmine mäng tehti rohkem väravaid lahti. Meil tulevad kohe euromängud, me saame sellest veel rääkida. Nagu jälle, kui ma ei tea, Flora või Levadia, kes siin mänge korraldab, avastab, et et meil on suurem mäng, et me peaks võinud selle teise värava ka ikka lahti teha, et selle asemel 100 meetrist järjekorda. See on kõige kurvem, et kes parasjagu vastutab sellest, nad ei suuda nagu jooksvalt või samal ajal kohe reageerida kiiresti. Et et praegu tegelikult oli... See ei ole ju reaalne, mis mõttes jooksvalt, et sa kutsud staabist välja veel 8 inimest. Turvafirma on ju, tema võtab tellimuse tellijalt, ehk siis ma ei tea, kas jalgpalliklubi või jalgpalliliit või kes korraldab seda mängu. Kokkuvõttes see peaksid olema valmis lihtsalt selleks. Siin oligi... praegu oli ju varem teada, et mängul oodatakse 4000 inimest. See oli juba päev varem või isegi mitu päeva varem teada. Jalgpalliliidus vist oli see mingisugune 2500 käis nagu päeval läbi. Ja turvafirma inimestega rääkides, turvafirma ütles, et meie teadsime umbes 4000 on ju. Ja siis ütlesimegi, et siin läheb nagu jamaks, aga millega pärast ei reageeritud on ju. Et seal Bardakk. Selles suhtes jah, Bardakk. See on nii tobe asi. Iga aasta. Nii palju pidanud rääkima sellest on ju, et see on iga kord, kui mingi suurem mäng on. Jaa, aga siin ei saa... Need massid ei ole ju suured, see 4000 inimest ei ole ju mingisugune suur uskumatult haldamatu mingisugune rahva... Jaa, aga see ongi, et siin ei saa nagu näpuga näidata, see kõik on kompott kokku, see, millest me siin praegu oleme rääkinud, nii pealtvaataja enda kultuur, käitumine kui siis organiseerija, tellija ja turvafirmade ja muude asjapulkade asi. Üks asi on veel see ka, et kui ongi 4000 inimest, siis ju
üks otsatribüün ja üks küljetribüün jäetakse ju tühjaks, et ongi see, telekaamerad on ühel pool, et see visuaal jääks ühe külje tribüüni peale ja siis see, kus see tavaliselt Eesti fänni tribüün on, et sinna jääks. Ja siis ongi see, et juba selle arvelt pooled väravad ju eos jäetakse kinni, et ei oleks seda liikumist seal nende tsoonide vahele. Ja tuleb aru ka saada, et ega meie rahvusstaadion on ju ikkagi ehitatud sajandi alguses. Et tänapäevased suhteliselt kiirustatud ka veel tänapäevased siuksed nõudmised ja kriteeriumid staadionitele on ju lihtsuses peitub võlu, et sa lähed põhimõtteliselt, ei ole neid mingid treppe ja käike ja koridore ja selliseid asju ju uutel staadionitel ei ole, et selle vastu me siin... Mis sa sellega mõtled? Selles mõttes, et on tehtud nii võimalik, näiteks Santiago Bernabeu, mis on renoveeritud 2 miljardi euro eest, on ju. Seal on 90 000, aga sa lähed ju sinna sisse, sul ei ole mingid käike, sul on seal 8 aastat treppi ja sa lähed oma sektorisse tänavalt, lähed otse sinna oma sektorisse, sisse, üles, alla ja neid lüüse, ma rääkisin sellest, on 40 ja siis sa jagad selle 90 000 40 sissepääsuga, igast sellest läheb 2000 sisse. Ja kui lähed kohe oma sektorisse, sul ei ole seal mingid käike ja mingid asju. Sisse saad ikka minna ju, et süüa osta ja nii edasi. Santiago'l või? Jah, aga see on niimoodi, et seal oli ma nimetan lüüsiks siis, et sa lähed väljast, sul on värava number, nagu meil on siin A. Le Coq Arenal väravate numbrid. Sa lähed sealt sisse, ma ei tea, värav 34 ja siis kõrval läheb värav 35 ja nendel kahel sektoril sa lähed otse sinna staadionile sisse, istud maha ja 2 sektori peale keskel on 2 sektori peale on siis kohvik ja vetsudala. Ehk siis ainult selle sektori inimesed saavad siia kohvikusse ja tualetti minna. Ja siis on niimoodi nagu blokkide kaupa see staadion tehtud. Aga teised mastaabid, teised summad, teised uuemad asjad, et päris huvitav oleks teada, milline, ütleme, A. Le Coq Arena oleks, kui seda hakataks praegu ehitama näiteks. Kui olekski Eestil uut rahvusstaadionit vaja, et milline see tänapäevaste, ma ei tea, teadmiste ja eelduste ja ootustega seotult välja kukuks. Eks ta mingid nipid seal on, kuidas need Euroopas ma ei tea, Tottenhami staadion, kuidas ta läheb 15 minutiga pärast mängu läheb tühjaks, et ilma, et tekiks mingeid pudelikaelasid või ummikuid, nagu inimeste mõistes. Et seal on mingid teadus on taga. Seal on muidugi Tottenhami staadionil on see, et sul on iga 2 nädal tagant vaja täispakkide tühjaks teha, et Eestis on sul see täispakkide tühjaks teha vaja paar korda aastas. Jah, aga selles mõttes sul oli õige point, et euromängud on tulekul ja iga aasta on see euromängud, kui mingi kui te kuulate meid euroklubid, pange juba valmis pange juba valmis inimesed sinna teise trepi juurde ka. Aga tuleb ka seda teist poolt näha, et selles mõttes lihtne on nagu paugutada siin ja nõuda, aga see kõik on dollar, see kõik on dollar, see on Aga see ma tahaks öelda, see on ju seda väärt, nagu, et seal inimesed saavad nagu normaalse kogemuse, et nad tahavad teinekord ka tulla. Jaa, aga endiselt see tulija peab ka oma panuse andma, selles mõttes, et ma nagu taon seda asja samamoodi seal enda juures, et lähme varem, et vaatame soojendust, sööme, joome, mingid kontserdid on ju, et ei, ütleb 17 minutit lähme. Olgu. Räägime Premier Liigast ka, sellepärast, et Premier Liigas ka ikkagi voor ära mängiti, viimane koondise pausi eelne voor ja algas see siis paraja penaltisajuga Männikul, Flora United 4-0, 4 penaltit mängus, 13 löödi sisse, 1 suutis lagus tõrjuda, 3 erinevat penaltilööjat ja Flora lõpuks ikkagi suhteliselt kindel ja teenitud võit, et seal nagu selles suhtes küsimust ei olnud, Acosta Usu punane kaart seal avapoole lõpus tõmbas ka Unitedi võimalused ikkagi väga ahteks seal teisel poolel, 0-1 kaotusseisust alustati teist poolega ja vähemuses ka ja seal ikkagi Flora ei andnud lõpuks erilist võimalust. 4-st 2 penaltit olid, ei tohiks üks minu arvates anda. Ma arvan küll. Üks oli kahe penalti puhul polnud midagi, see Läänelaiu käsi, kus tal oli käsi taevas ja see, kus jala peale Frolov, mis tegi? Frolov, seal on midagi. Aga see käega vastu põske, mis asi see oli? See oli. Ma hakkasin mõtlema, et millised penaltid olid. See on ikka siukseid, ärme nüüd päris korvpalliks ka kätte mine. Ja siis
Paltsi nurgalöögist, ei tal oli käsi oli all. Käsi oli all. Ei olnud niimoodi, tal oli käsi all ju. Aga see vaata, siis... minule kohtunike koolis kunagi õpetati, et kui tugev see käsi on. Jah, et kui tugevalt sa kätt hoiad. No sa ei mängi ju nagu lödipüks, et sa oled nüüd nagu... Ei no kui see on juhuslikult, kui sa ei näe, et see pall tuleb, siis sa ei ole igal hetkel niimoodi vinnastatud olekus. Okei, aga mis sa siis sellesse, kuidas sa siis lased käe lõdvaks või? Sa võid mõtlema sellele, lase käsi lõdvaks. Käsi selja taha ei pea panema. Sa ei peagi mõtlema selle peale, sellepärast, et kui see pall tuleb kogemata sulle vastu kätt, siis sa ei jõuagi. Jaa, aga Raul, kui sa mängid, kui sa kaitsed... Kui sa jõuad mõelda, siis jõuad käe eest ära tõmmata. Ja kui sa mängid, see oli nurgalöögi olukord, kui sa oled antud juhul Premium Liiga meeskonna keskkaitsja, kes kaitseb nurgalööki valitseva Eesti meistri vastu, et siis hoia mingi kehaosa endast nagu lödina või? Ma ei no see... sa oled seal kogu kehaga oled seal pinges. Kikis oled terve keha. Sa oled valmis, muidugi, mis asja. Et selles mõttes, et seal faktiliselt jah, käsi oli, aga nagu mul tekkis küsimus, nagu, et kus see käsi siis, et kus ta siis olema peab? Või ei, kui see käsi oleks lõtvanud, pall oleks sealt nagu läbi läinud, põrganud tema selja taha, et siis poleks antud penaltit või? Et siis videokohtunik hindab selle käe jäikust. See on üks nagu argument või üks asi, mille järgi natukene midagi vaadata. Kui see oleks nagu täiesti selles suhtes olnud, et see pall oleks läinud pihta lihtsalt niimoodi, oleks käsi siin keha kõrval on, siis võib-olla mitte, aga ta oli natuke ikkagi eemal ja ta liikus nagu suhteliselt vähe. Jaa, et kas, et räägiti, et kui on käsi loomulikus asendis, antud olukorras loomulikus asendis, siis ei määrata penaltit. Ehk siis nüüd peab lisama siis kas või kommenteerides, et käsi on normaalses loomulikus asendis, pluss siis, et kui tugevalt sa oma muskleid hoiad. See ei ole nüüd, ma ütlen, minul räägid seda 10 aastat tagasi kohta, oli see rohkemgi 10 aastat tagasi. Ja siis vastu põske ka, aga ühesõnaga oli, mis seal oli, löödi nüüd 4-3 löödi. 3 ära, jah. Aga mis see Flora, see penalti värk, nagu ma hakkasin mõtlema selle mängu ajal, et väga nagu kuidagi kaootiline on see neil, sest et Vassiljev ka ise ütles, et mehed otsustavad, et ma vaatasin selle peale, ma vaatasin pulli pärast mitu penaltit Messi ja Ronaldo on oma karjääri jooksul eksinud. Kas oli Messil ilma penaltiseeriat oli 32 ja Ronaldol oli erinevad andmed, AI ütles 35-36 penaltit eksinud. On seda siis palju või vähe arvestades, kui palju nad on tegelikult löönud? Palju sisse löönud, mis see protsent on? Just, aga et ei ole see, et Sapinenist rääkides, et nüüd ta lööb jälle, et kui eksitakse, et siis rohkem ei löö, et seal ikkagi... Ei seal ütleme, huvitav, kui Lagus asemel oleks on mingisugune selline vaikne tossike väravat, kes oleks seal lihtsalt suu kinni neid penaltid üritanud tõrjuda, kes Sapinen oleks andnud selle õiguse ära, nagu see kolmas... Selleks hetkeks tegelikult mäng oli ju tehtud. Mäng oli tehtud, aga võib-olla seal oligi, et Varjundile ka nagu esimene värav anda, aga selles suhtes, et penaltitest kübartrikk lüüa on ka ikkagi asi, mida nagu on suutnud vist ainult Igor Morozov. Ma ei tea, kas see oleks tal nagu eraldi omaette eesmärk olnud. Ei ilmselt omaette eesmärk ei ole, aga kübar on kübar ikkagi. Aga huvitav on see, et esimest Sapinen ei löönud. See oli võib-olla ikkagi võib-olla see eelmise hooaja need eksimused ikkagi kummitasid peas. Kas Senjov lõi ühe Harju vastu, kas Floral on rohkem penaltid olnud sel loal või? Ma ei mäleta, aga ega Senjov ju seda ära ka ei löönud. Ma mõtlengi, et Senjov ka eksis ja Senjovi niikuinii ei olnud selles mängus. Et jah. Aga Sapinen oli selles mõttes, nüüd oli juba see, kui teine penalti tuli, siis oli juba, ma arvan, nagu lihtsam tunne võtta seda, kui juba Greda oli eksinud. Sa mõtled seda tema esimest või tema teist? Tema esimest. Ja tema teine, see oli juba veel lihtsam selles mõttes. See oli ikka täiesti südamest ikka sisse. Seal võib-olla see laguse trikitamine mõjus nagu natukene vastupidiselt. Sapinenile sellised olukorrad meeldivad, kus keegi teda natuke provotseerib ja hakkab jutustama. Et selliseid olukordasid ta naudib. Ja see vaimu poole pealt on ta tugev poiss. Aga suures pildis see punane võttis sellest mängust kogu pinge ära ja seal oli ikkagi päris raju statistika oli ka vist palli valdamine pluss löögid, et päris jõuliselt ühe meeskonna poole kaldu. Aga Flora endiselt pärast seda derbi kaotust jätkab võimsa soos ja Unitedil kehvasti viimasel ajal.
4 kaotust nüüd vist järjest ja nüüd viimastes mängudes ei ole ka rünnakul asjad sujunud, nagu neil, mis on siiamaani on nad ise suutnud palju väravaid lüüa, aga nüüd neile endiselt lüüakse palju, aga nüüd nad ise ei suuda ka eriti lüüa. Ja nüüd on rünnak maha vaibunud natuke. Natuke see, mida mina kartsin nagu hooaja eel, et kuidas nende mängud võivad minna, et mina olin ju see, kes ennustas näiteks United viimaseks sel hooajal. Mina vist ka. Et lihtsalt see, kui sul kaitses nagu ikkagi põleb, siis sellega on päris palju raskem püsima jääda kui see, et kui sul rünnakul igaldab ja kaitses on korras. Et jah, Unitedil kindlasti murekohti on, koondise paus tuleb nüüd peale, saavad mingisuguse väikse reseti võib-olla teha, aga midagi kiita hetkel ei ole. See vastu Floral on 8 võitu järjest kõigi mängude peale. Pärast seda 0-4 Levadialt on nagu täiesti mingisugune ümberpööre tehtud. Ja järgmine mäng pärast koondise pausi ongi Levadiaga. Jah, väga oodatud lahing. Jah, Florast Sander Alamaa siik oli ikka täiesti paigast ära. Ta ikka nii palju üritas, nii palju tahtis ise. See oli päris, oota, sina tegid seda mängu? Kommenteerisin, jah. Ja, et seal vist kuulsid sinu kõrvalt, siis Vassiljev ütles mingi hetk, et anna teistele ka palli. võta teist ka mängu põhimõtteliselt oli sõnum, et see oli ikkagi, tal oli nii palju neid olukordi, kus ta nagu tegi selle nõksu ära, sai löögile, aga kogu aeg läksid kuskile. No jah, aga ma ei tea, ma olen siin pigem ju alati mina olen just vastupidi seda rauda tagunud siin, et ääre mängi ja tee Sonja ära söötu anna, mäletad, ja olen öelnud. No see ei andnudki lõi ära, eks ta nagu kahe otsaga asi, ääre mängi ja okei, kui sa nüüd 80 korda lähed ja ühtegi korda ei anna, siis jah, aga kui sa nagu ääreründajana nagu enamus initsiatiivist ja otsustest enda peale võtad, mis siis... No see on nagu siuke Michael Jordani, Kobe Bryanti teema, et isegi kui sa oled 10-0 pannud, siis sa võtad ikkagi järgmise viske enda peale, sest see ei häiri sind, et sa oled nii palju mööda visanud. Et sul on enne see kindlus endiselt alles. Vaprus Kalju. Henri Välja mäng, võib just öelda. Henri Välja 7 penalti sel hooajal või? 7-7, väga muljetavaldav. Ühe lõi nüüd lõpuks mängust ka. Ja ühe lõi nüüd mängust ka ja tasus oodata. Ehk siis tõesti sealt oma keskringi või oma väljaku poole keskringi 10 meetrit tagant poolt. Ütleme keskjoonest tagant poolt. See oli retsvärav, sellepärast, et... Ma ütlen oma keskringi otsa pealt põhimõtteliselt. See oli retsvärav, sellepärast, et kui te vaatad tähelepanelikult, see pall ei olnud täiesti maas ka veel. See väike põrge oli selles pallist sees ja ta tabas seda. Ma kujutan ette, sellel hetkel, kui Henri seda palli, jala pealt see pall lahti läks, ta jalgpallur saab aru, nii, siit on midagi tulemas. Ja see lendas ju, mitte ei põrganud maha, vaid ta lendas otsa võrku ju. Et iga jalgpalluri iga jalgpalluri unistus nagu väga kaugel. Iga jalgpalluri unistus on sükst väravat lüüa ja ma arvan, et aastavärav on siin sündinud Premium Liiga selle hooaja aastavärav. Et see oli tõesti vägev sooritus nagu. Seda täist soodates mul käis ka nagu peast läbi, et huvitav, mis tunne see on nagu, mis tunne võib olla nagu sel hetkel, kui ütleme, sa oledki selle löögi teinud, sa näed, et see on õhus ja vist läheb sisse ja siis see mingisugune adrenaliin, mis sul kehast tol hetkel nagu läbi käib, see on ilmselt tõesti võrreldamatu asi. Ma arvan, et omaette, mis tunne Henri Väljal on, ma arvan, et seal ülejäänud Pärnu inimestel see oli ka kirjeldamatu tunne. Koduväljaku või koduplatsil. See värava tähistus oli ka ikkagi tummisem kui muidu. Seda sama tähistust vaadates, kus kogu võisk on nagu täiesti sellises positiivses šokis oli. Ja siuksed asju ikkagi liiga tihti ei näe, et ka maailma jalgpallis. Sa ütlesid, et Berk ei olnud kaugel väljas. Tegelikult pigem minu arust oli kaugel väljas, aga... Ta ei olnud ju karistusalast väljas isegi. Ei, karistusalast just väljas ei olnud. Ei, ta ei saanud olla väga väljas, sellepärast, et see ei olnud selline tüüpiline olukord, kus... Sa vaatad, väravat on väga kaugel väljas, või mingi järsk pallikaotus tuleb ja siis... See on jah selline olukord. Aga mulle tundus, ta küll sportis tagasi, võib-olla oleks saanud natuke kiiremini, aga ma ei tea, kas seal mingi päike või midagi segas, nagu, et ta kuidagi ebalevalt oli seal joonel, et midagi mulle tundus, et teda segas seal, et ta nagu päris hästi ei näinud seda palli või ei saanud aru. Ta tõus püsti hakkas seal küünenukki kõrma, aga see... Ta kukkus ju päris, ta ikkagi suure hooga ja sinna võrku lendad. Võrk püüdis natuke kinni muidugi. Aga lihtsalt ega Henri Välja,
tõesti fantastika. Kolm aastat tagasi oli Laagris, no mitte samasuguse, aga jah, siis vastase väljaku poolelt, aga sealt kuskil küljejoone juurest ka. Kuule, aga 8 väravat. Jah. Päris jõkr. 7 penaltit ja 1 teine oma ongi poolest. Või Sappiniga jagab vist 8 peal. Tammepuu on ees, jah. Tammepuu on ees. Ja ma vaatasin, et ta eelmist hooaega alustas nagu hästi lennukalt, on ju, seal lõiga penaltid sisse. Praegu löönud juba rohkem kui eelmine hooaeg kokku. Eelmine hooaeg minust ei olnud alati kindel esimene penalti lööja, sest seal vahepeal lõid ju pajud ja... Hooaja algus ta minust oli, sest seal oli niimoodi, et ma ütlen, et minul ta fantasy sees ei olnud, siis ma iga kord nagu kahetsin, läks pidanud ikka võtma, ikka tuli, on ju. Aga selle mina kõrvutasin seda Pärnut näiteks selle Pärnuga, kes sai siin, ma ei tea, mitmendas voorus see oli Sportland Arenal Unitedilt 1-7. Kui võrdled neid kahte meeskonda isegi, siis täiesti kolossaalne vahe ja me toona juba rääkisime, et ega see Pärnu nõnda nagu hooaja lõpuni ei pane, et tal tulevad need, et ta nagu taastub ja tulevad need paremad perioodid sisse, et tõesti jätsid, Pärnu jättis väga-väga viisaka mulje. Aga no räägime penaltitest, mis ei oleks pidanud penaltid olema. Mis seal esimesel minutil juhtus? Ja mina mõtlesin, ma vaatasin kordust, mõtlesin, mis asja, et see on pigem punase kaardi vaatamine sellele põdrale, jah. No seda ka seal ei olnud, aga nagu, selles suhtes, et ta ise nagu viskas ennast pikali palli ära, kui sa vaatad nagu lihtsalt ainult seda, mida Tampeduu teeb, nagu, mis asja veel nagu valesti teha, või mida ta nagu tegema pidi. Seal üks asi võis olla, mida ma võib-olla ma tahtsin midagi välja otsida, aga seal võis küll mingi jalgade kontakt olla. Kontakt ilmselt oli, aga pigem oli see, et põder lendas sisse. Ei, seda küll, aga seal võis ikkagi pärast olla Tampetuult mingi hoolimatu viga korkidega otsa. Aga no see oli see, et ma üritasin ka otsida midagi, et ma luubiga ei vaadanud, aga mulle tundus, et see Tampetuu ta nagu tuli seisist tal minust jalgur paindus veel natuke tahapoole, ma vaatasin toho kurja. Aga jaa, nõus, põder nagu mängis palli ära ja siis nagu ise juba vajus, et ta ei kukkunud mitte kuidagi Tampetuu kontaktist või midagi sellist. Sama, mul tekkis ka nagu, ma vaatasin seda videot päris, mis asja. Ma ei teadnud, et seal esimene minut see penalti tuleb ja hakkasin neid mänge järgi vaatama. Ma siin ikkagi vaatan järgi neid. Kõik nagu täispikkuses räägime siis. Jah, täispikkuses, jah. Ma ei olnud kursis nagu, et kohe esimene minut mingi aktsioon oli ja siis panin peale 30 sekund määrati penalti, siis ma vaatasin seda kordust, okei, siin siis VAR muudab selle asja ümber praegu. Ja siis vaatasin, ei olnudki. Et luges, aga ma ei tea, ju äkki seal jälle videokohtunikul oli mõni teine nurk ka, mis tõestas midagi vastupidist. Sest et Tampetuu enda reaktsioon oli ka ju selline, et see kollase kaardi ka veel sellest. Mis see protokollis, kollase kaardi see märkus on? Kohe üle. Aga lihtsalt sellest mängust veel, kui esimeses mängus voorus oli 4 penaltit, siis selles oli 3 tegelikult ju. Et ja ka üks tõrjuti ära, Ott Nõmmelt väga-väga ilus penalti ära, kuidagi siuke esteetilist kaunis nägi välja. Lihtsalt ühe käega siit niimoodi. Aga minust need teised penaltid, üks oli see Roossoni viga Menilane vastu, mis viimane oli? Viimane oli, see oli siis nüüd Vapruse kasuks penalti, on ju? Ei. Kalju sai teise penalti. Kalju sai teise penalti, kus Menilane Roosson astus jala peale. See, aga mis teine oli? Mis teine? Teine penalti, mille Kalju sai. Mille Menilane ära lõi. Ei tule praegu esimese hooga meelde. Aga see Roossoni viga, see pigem oli viga, sellega ma olen nõus. See, mida Ivanov ei realiseerinud. See on kõva jalgpalli saada. Ei no kuule, kui sul on Premium liigas ühes voorus on, ma ei tea, palju neid kokku, kas kahes mängus oli juba 7 penaltit, teistes mängudes vist ei olnud. Lubava rünnaku peatamine oli Tampetuu kolmekord. Vähemalt praegu on, see ei ole võib-olla veel ametlik protokoll, aga jah. Nii, kui meil see meelde tule, siis lasta olla. Sellest mängust veel midagi, vist ei ole. Või Kalju on ka hakanud kehvasti minema. Teine kaotus Vaprusele ju selle hooajal juba. Ega neil tegelikult, sa vaatasid mängus teise poole algus, see oli võtmemoment ikkagi just Kalju poolelt. Neil oli 2-3 väga head võimalust, kus nad oleksid võinud 1-1 ära lüüa. Ja okei, siis teine võtmemoment oli see väljavärav, aga ega tegelikult ju Kaljul nüüd väga palju neid häid variante ei olnud, et mängu tagasi tulla.
et see Vapruse kaitsetöö ikkagi nullist suhteliselt hästi ära. No Vaprus oli jah kuidagi nagu oli taketena külles ja kuidagi oli energiat ja tahtmist ja asja oli nagu silmnähtavalt rohkem, aga jah, nagu ei löö seal ära ja nii see mäng kipub minema, aga see on päris huvitav, et 2-2 on Pärnule läinud. Olemus on välja penalti läinud sisse. Harju Trans 3-0. Harju naasis siis võidureele pärast nende kaotuste seeriat, mis oli ka 4 mängu pikkuseks ju veninud vahepeal Premier Liigas. Võib-olla natuke uhkem skoor oli Harju poolt vaadata, nagu see mängupilt nagu reaalselt oli, aga ikkagi täiesti teenitud võit Harjule, et Eermelt 2 tükki ja lõpus veel üks Kelemennilt ka kirsiks tordil, et Harju jaoks asjad naasid siis heale teele ja Transi jaoks ikkagi naasid siis halval teele, sellepärast, et nad ju said siin vahepeal Paidest jagu, tundus, et asjad äkki pöörduvad. Mul tuli see kolmas penalti meelde, see oli see Pajo tegi, aga ma ei mäleta, kelle vastu. Pajo ise kaotas palli ära ja siis koperdas seal otsa, jah, õigus, oli küll siuke. Saime kammu peale kätte. Aga Harju poolt siis ikkagi lõpuks kindel võit 0 ka taga veel ja Transile, Maksimkinit ei olnud kohal, vähemalt ei olnud näha küll kuskil ja näed, kohe tuli kaotus ka jälle, et ikkagi skoorid on ka kehvakesed, 0-3 ikkagi paberi peal näeb päris kole välja. Mõni mees ikka oskab nagu, mõnel mehel on ikkagi seda vaistu nina väravateks ja Eerme just üks nendest on, et miski pärast nagu tihti nagu mingid samad nimed satuvad õigesse kohta. Sappinen on alati õiges kohas. Eermel kusjuures mitu korda just vaata see üks mäng, mis me sinuga kommenteerisime, mis oli Vapruse vastu, seal ta ju just jättis nagu löömata. Ninast jäi nagu puudu. Tolle mängu alguses ka tegelikult paar olukorda. See pole ninast, see ei ole see, et ninast on puudu, et tolles mängus ta oli ka olemas ju. Ta oli seal pall tuleb, ta oli õiges kohas, see koht oli. Lihtsalt seal mingisugune selles mõttes, et see viimistlus veab alt see tehniline element või otsuse tegemine, et kas ma löön vasakule, paremale, üles, alla. Aga miski pärast alati on ta selles kohas, kus see pall tuleb. No. Et sellised mängijad on pullid, et see, ma ei tea, maailma jalgpallist nooremad võib-olla ei mäleta, aga see Ruud van Nistelrooy on kõige nagu ehedam näide sellest. Palju ta Manu eest lõi seal mingi 200 natuke, ma ei tea, palju ta seal koksas neid sisse. Et mõne üldse üksed koledad väravad nagu, et ükski ei olnud süke, et sa paned nagu Henri välja 60 pealt või isegi 20 pealt. Toomas Müller oli ka selline. Oluline on palju sa lööd ründajaks. Jah, aga 2 tükki tehniline element ei puudu, aga tehniline element oli seal 3. et Sillamalt super eeltöö muidugi, kelle roll on sel hooajal on nagu ootamatult väike, et ta on ikkagi vahetuses sekkuja olnud sinna ja pärast seda eelmist hooaega, kus ta oli ikkagi hooaja teise poole üks äravamid mängijaid, mitte ainult Harjus, vaid kogu Premier Liigas. Ja samas tegelikult Eerme ka ei ole nüüd raudkindel põhimees olnud. Ta oli 3 väravat enne seda mängu ja ta on 3 mängus löönud värava sel hooajal. Aga Nuuma on teda ka ikkagi aeg-ajalt pingilt toonud, mitte siis põhikoosseisus kasutanud teda. Et seal see Pinate on ikkagi, see talvine täiendus, ta on ikkagi päris palju seal ründeliinis neid kaarte ümber mänginud ja teiste mänguaega pigem nagu ära võtnud. Ja see 3 need Kanada poissi, kes tulid, eks ju, Pinate, Ndakala ja siis üks keskkaitse, kes nüüd Paa. Et nendest ikkagi Pinate on nagu ainus süke, päriselt mängumees tundub olevat, et see on Ndakala on süke vahetuses sekku ja see oli Pah või? Tema ju tuli seal Pärnost sisse ja oli nagu päris kohutav seal isegi. Et seal, kui see 3 mehest ühe tood, kes nagu mängu teeb, siis võib-olla tuleb rahule jääda, aga ma ei tea, kui suured mingid kulud või palganumbrid seal nagu taustal on, aga Pinate seal Harju ründe osakonda päris süke mitmekülgne ja nagu sügav. Kriis ka veel 4. juurde. Just. Nii et jah, Harju siis 5. tabelis taas ja ainult 2 punkti Paidest maas. Tammeka Levadia, üks kõige pingelisema lõpuga mänge selles voorus. Tammeka hoidis väga pikalt 0, Kristjan Lapa hoidis väga pikalt 0 taga. Aga lõpuks ikkagi seal 4 üleminutist 5. Nvanko suutis ühe Lapa eksimuse ära kasutada ja selle palli sisse virutada.
Siuksed meeskonnad võidavad tiitleid, kes sellised mängud isegi suudavad endaga. Jah, ja see ei maksa midagi, et see Lapa, nagu sa rääkisid, 90 minutit teed puhast kulda ja siis teed ühe siukse otsustava ikkagi eksimuse. No pillas palli on ju. Et pudistad lahti, et siis nii on, aga Tammekal seal tänu Lapale eelkõige mitte ainult Lapa, aga tema oli kõige rohkem paistis silma, püsisid mängus, aga neil oli see, Tammek jättis oma ühe selle kuldse võimaluse kasutamata, täitsa tavapärane olukord oleks olnud, et lüüakse see 1-0 ära ja siis nägemist. Aga jah, niimoodi tullakse. Liigale oleks see väga tervislikult mõjunud, kui Levadia ka nüüd vahelduseks saaks, kas või see 0-0 jäänud, et nagu mingisugune väike näide, et nemad on ka ikkagi surelikud, aga seal mingi vahe ikkagi oli hirmus turm tuli ka, see mängu algus oli päris raju ja siis, kui see üks rünnak oli see 5 sekundi jooksul käis seal, ma ei tea, kus see pall kõik ära käis, joone peal ja postis ja latis ja post ja latt mõlemad kolistati ära Lapa tervis ja Lapalt tõesti Flora mehelik mäng selles suhtes, et suveni on ju läinud, ta teab, et läheb Florasse tagasi, et ilmselt eraldi motiveerimist ei vajanud Tammekal ka tekkinud see, vaatasin mängu järgne intervjuu sein. See on juba olnud pikka aega neil ka või? Ma tegeks pikka aega, aga nüüd selle hooaja algust vist äkki või? Üldse vaatasin see enne seda enne avavilet oli see kõik need lipud, nii nagu koondise mängudel on Tammekal seal lipud käisid ja klubi, mis see on see uus laul või hümn või mis see Erki Kade, endine Tammeka mängija, selle vist linti laulis see tead küll seda viisi, ma ei hakka seda siin laulma igaks juhuks. Et näevad ka vaeva seal oma mängukorraldusega korralikult. Ei ära hakka, ära palun. Nii, mängust veel midagi. Skvortsov teist mängu järjest pingil, vaatasin. Et on just põhikoosseisu koha vist ära kaotatud. No nägid, tal oli see põlv oli päris korralikult kinni teibitud, et tal ilmselt seal tundub, et kui seal oli ikkagi korralik polster tehtud, et seal ikkagi natukene poisil äkki tervisega mingid mured on. Slava saab seal ju vangerdada, aga eelmine mäng oli Otto, nüüd oli ju Pedro, et see on seal luksus. Just. Ja vooru viimane mäng Paide ja Kuressaare 1-1. Ehk siis Paidel Premier Liigas viimasest 7 mängust ainult 1 võit. Ja see madal seis ikkagi süveneb järjest. 2 viimast mängu tabeli viimaste vastu või? Kaotus ja viik. 2 tabeli vastu. 1 punkt võtta, et päris nukker seis. Aga mängus rääkides tegelikult, rääkisime ka, et Sonja löö peale, seekord lõi peale, läks ise tegema ja löö peale, vaid ära anna söötu. Lõigi sisse, on ju. Paide läks juhtima ja siis Kure ikkagi teisel poolel pani käiku veelgi juurde ja ikkagi lõpuks vist tundus teenitud viigivärava. No praegu on seda Paidet on natuke lihtne kinni panna ja lugeda. Vähemalt minu siuke mitte treenerlik pilk ütleb. Vaatasin seda mängu ja siis täna hommikul vaatasin lõpuni. Et YouTube'ist tasuks lahti võtta see, kui oli Suarez oli vähe noorem ja ta mängis Barcelonas. On tehtud mingi video, kus on näidatud tema need avanemised liini taha kaitsjate vahelt, kui valdab palli. Barcelona valdab palli, et mida teeb ründaja. Kui palju ta teeb avanemisi ja just nagu vastase värava suunas, liini taha. Ja mitu korda ta palli sai või mitu korda ta üritati leida. Aga natuke minu arust sellest jääb puudu praegu Paide mängus, et rebida see kaitse rohkem lahti, rohkem liini taha minna, nii ääremängijatelt kui ründajate poolt, et tekitada neid avasid sinna vastase kaitseblokki, sest praegu suures pildis see Sonja, tema võtab nägu ees vastaseid ette seal, aga ülejäänud mängijad tulevad sinna alla taskusse, astuvad vastu, võtavad kehasse. No seda on märksa lihtsam ikkagi kaitsta meeskonnana ja ka individuaalselt, kui selliseid liini taha minijaid. Et jällegi mina olen olnud kaitse ja kui mul ta läheb 10 korrast 9, astub ette, et palli vastu võtma minna, siis ma olen pigem rahul, aga kui ta iga rünnak tahab mul selja taha minna, vasakult õlalt, paremalt õlalt, meie vahelt,
diagonaalis, vot see ajab kettasse, see ajab närvi, see väsitab, see on raske. Et süke väike element on minu arust Paide mängust hetkel puudu. Kuressaare Taavi Jürisoo, üks selle mängu kindlasti sangaraid Kure poolt vaadatuna. Kas sina seda mängu vaatasid, kas sa said sellest vahetusest aru, mis King tegi poole tunni järgi, kus Nigula võeti välja? See Nigula, kui sa panid tähele, mängis ju täpselt esimene poolega oli ju täpselt Paide pingi ees, on ju. Ma olen paha tihti juhtub niimoodi. Kusjuures seal oli mingi segadus ka veel sellega ju, et Paide enda sotsmeedia viskas algkoosseisu välja, seal Nigula pingi peal. Ma ei tea, kas seal oli mingisugune... No jällegi, mida... See ei saanud viimased muudatus olla, tund aega enne mängu, nagu see ametlikus protokollis, ta oli platsile. Ma intervjuusid ei vaadanud, kas Tarmo andis intervjuud ja kas... See oli Ojamaa andis, jah. Noh, et siis kõige lihtsam on seda tavaliselt küsida otse peale mängu peatreenerilt, et mis seal taga oli. Huvitav mul hoopis pärast seda vahetust selle Jürisoo liikumine. Et siis kui Nigula võeti välja, Andrade läks tema asemel väljakule, läks keskkaitsesse, Victor Hugo liikus vasakkaitsesse ja pärast seda Sander Post liigutus Jürisoo paremale äärele ehk Victor Hugo vastu. Endiselt Hugo vastu. Jah, et algul oli ta keskel või? Oli või? Ta mängis nagu Hugo vastu, jah. Ja algul Hugo vastu. Või nad kahekesi üleval kiviga. Ja siis kui Paide muutis oma käike, siis kohe Kuressaare vastu. Et Jürisoo endiselt jäi Hugo vastu. Ja Jürisoo teisel poolel oli ju ikkagi tavapärasel positsioonil seal vasakul äärel, on ju, ja sealt ta tegi ka siis lõpuks selle viigivärava, kus ta võttis seal nendest 2 korda vanema Baranovi ette põhimõtteliselt ja lihtsalt kiiruse teravuse särtsakusega pani mööda ja nägid, kui pahaseks Charger sai seal Baranovi peale selle värava äärele. Seal oli ikka päris korralik pahandus tuli sealt kohe vastu, aga Jürisoo, ma ütlen, selle tabeli alumise poole võib-olla sellise hooaja sümboolse koosseisu kandidaat kindlasti, et väga korraliku hooaja teinud ja ma ei tea, äkki suvel kuskile kõrgemale minek juba. Kuhu kõrgemale? No ma ei tea, seesama Paide võiks sükst profiili endale tahta ju. Neil, noori Eesti mängeid ju, ega neil ju üleliianud palju ei ole. Jürisool vist oli laual nagu rohkem variante kui ainult see Kuressaare, aga kõik olid ju pigem jah, tabeli alumise otsa. Kas ta mitte ei teinud mitmeaastast lepingut ka Kuressaare? 3 aastane, jah. Ma ütlen, seal väike summa ka Kuressaarel lauale. Aga ma ütlen lihtsalt Paide puhul, kui sa vaatasid seda, mis koosseis seal nagu mängu lõpus platsil oli, et seal olid ju põhimõtteliselt peaaegu ainult 30+ Eesti mängijad pluss välismaalased, on ju, et seal oli kas Martin Miller oli kõige noorem Eesti mängija, kes seal lõpus platsil oli Eesti, või mitte Eesti, vaid Paide poolelt siis Eesti mängijatest, et see oli Anier, on ju, Ojamaa vahetati välja, Siim Luts tuli sisse, Baranov, on ju, Edgar Turr, et jah, seal oli sellised jällegi see noorus sõi selle vanaduse seal lõpus nagu ära selle 1-1 värava puhul, aga lihtsalt, ütlen ka üks asi, mis Paide puhul võib-olla see natuke kuidagi on nagu balansist välja loksunud, on see nagu, võib-olla natuke liiga palju üritatakse toetada nendele Eesti nagu, mitte lihtsalt 30+, vaid nagu sügavalt 30+ mängijatele. No jah, see on selline peen kunst, kuidas seda meeskonna dünaamikat või siis see lemmiksõna tasakaalu hoida. Et paha tihti ju vaata, ma isegi imestan, et võtame Manchester City, et kuidas seal mingil hetkel vaatad seda Bernardo Silvat, ka ju normaalses eas mängumees. Minust noorema. Aga mängib hästi, on ju, aga ikkagi nagu uut lepingut juba ei pakuta ja vaadatakse seda meeskonna nagu sellist keemiat ja mitte nüüd vanuselist koosseisu, aga nagu natuke tehakse neid samme nagu ette tegelikult. Et see on selline keeruline asi, mida manageerida ja mida teha, et jah, et kui sul ühel hetkel saabki liiga palju neid, et ma nüüd enda pealt mõtlen, et mis ma olen 38. Oota, kes meil Paides on keegi 38? Ei ole. Ainier on vist kõige vanem. Luts ongi 37 äkki. Et ma peaksin siin Premium liigas niimoodi vurama, oleks nagu võimalik, oleks järjepidevalt seda teinud edasi, aga nagu lihtne ei ole, selles mõttes, et kuidagi see kiiruslikud omadused ikkagi nagu kannatavad ja siuke sina mängisid siin veteranide mängul juba, jah? Siim Luts oli eile Premium liigas platsile. Vot, nii et Kuressaarele ka esimene viigipunkt sel hooajal, nad polnud varem viiki mänginud kordagi. Esimene punkt, siis esineelikult lõpuks. Florale on endiselt 5-0.
Floral on 5-0 ja teine kell 5-0 on Narva Trans, on ju. Nii et järgmises Flora Trans mängus siis teame, mis tulemust oodata. Kuressaare mängis siis ilma Rasmus Taluta, kes vigastus pausil. Jah, Randme vaid Rangluumur. Post, mingeid valikuid tal ikkagi siin etteliini on, Tarkmeel oli ja näiteks Rõivassepp sai isegi vahetusest tulla, et ta ikkagi seda kivi all seda kolmikut seal, ma ei tea, kas otsib, aga ta ikkagi seal vahetab neid positsioone ja valikuid selles mõttes on. Demidov, eks ju, ongi Jürisoon, kes seal kindel alustaja praegu on ja muidu oli Talu seal kindel alustaja, et seal natukene mingisugust pingi sügavust ikkagi äkki on, aga jätkuvalt mitte nagu väga palju, ega Post ei ole nagu väga palju ju tegelikult roteerinud sel loal üldse koosseisu. Et seal Andreas ja Sinilaid on kindlad alustajad, on ju seal keegi teine justkui ei pretendeerigi, kui need mehed on terved, siis nemad alustavad ja nii edasi. Aga Paide Levadiast 15 punkti. Päris jõhker. Viimane koht on vist praegu lähemal kui liider. Trans on 12 punkti kaugusel põhjast. Ja mäletad, alles see oli, kui nad olid liidrid. Mingi nädalavahetus, kus Paide oli liider. See oli nädal enne seda, kui nad Vassilvist lahti said. Praegu, see 15 punkti sellises hooaja faasis, mis siin mõned voorud on minna, siis on olema hooaja keskele. Nad on praegu kaotanud rohkem kui punkt mängu kohta Levadiale näiteks. See ei ole nagu selles suhtes aktseptaabel tempo, milles minna. Mitte, et keegi ütleks, et see on praegu. Paide on selgelt ju nüüd on ikkagi see, õõnas. Ma ei tea, mis need koefitsendid on, aga Paide meistritiitel, see on ikkagi nüüd kas läinud, aga väga-väga keeruline. Okei, see 15 punkti, kui hakkavad asjad klappima ja siis tulevad punktid, aga mitte kunagi Eesti jalgpalli ajaloos ei ole sellist asja juhtunud. See eeldab seda, et Levadia ka ikkagi tabab rahva. See on see, et Levadiat tabab rahva, aga Paide ju peab veel Kaljuste Florast ka mööda saama. Et see on üli keeruline. Flora, tuletan meelde, kuidas need meeskonnad hooaega alustasid, kuidas Flora alustas, kuidas Paide alustas, on sama, et kus Paide oli liider, on ju. Praegu on Flora Paidest 6 punkti eespool ja neil on mäng varuks veel. Ehk siis potentsiaalselt 9 punkti. Et see, kuidas need asjad on ikka täiesti nagu pea peale pööratud. Ja ma ütlen, Paide on 2 punkti ees ainult Harjust ja Paidest, või Harjust ja Pärnust siis. Ja seal on need Tammekad ja ega United ja Kuregi väga kaugel ei ole, 8 punkti natuke ikka on, aga seal tabeli see teine pool on mõnusalt tihe, et tuleks see Trans ka veel, saaks kuskilt veel mõne võidu kätte, siis tuleks sinna natuke teistele ka pulti. 4-10 koht, siuke kõvaitlus. Aga Paide puhul on ilmselt ikkagi huvitav jälgida, et kas või kuidas King selle nüüd mängima saab meeskonna või kas on oodata veel mingisugust treeneri vahetust. Kink ju nüüd, kas seal eelmise nädala podcastis ütles välja, et ta ikkagi on kohusetäitja. Jah, see oli ka, ma panin ka tähele, et kui natuke pressiti, siis nagu ikkagi tuli see kohusetäitja kuidagi kõlas sealt hullult ära, segane on see seis, nagu mis selle treeneri kohaga seal on, et aga see Kams ka ju ütleski, et umbes nii kaua on, kuni ta enam ei ole, et see kuldne lause, mis siin ringlema ländsi viimase, ma ei tea, peaaegu 6 ajaks oli ju. Paidest ja siis endisest peatreenerist rääkides, siis kas on juba kuskil mingi uudiseid tulnud või? Mulle siin välismaa kontaktid soosistasid, et saame ühe eestlasest välismaa klubi peatreeneri. Et Vassiljev Liepasse? On Liepa, jah. Või oli mingi muu või? Ei, ma ei tea. Mina olen ka lihtsalt kuulnud seda kõlakat, et äkki läheb siis Virsliigasse ja oli vist Liepa ja see, mis läbi käis? See on läbi käinud, jah. Et sul oli mingi teine info? Ei, mul on lihtsalt infot, et on tehtud. Et läheb tööks. Läti poolt, nagu mängumeeste podcastis seal kogu ütleb, et Läti poolelt ma uurisin. Vot nii, Kurest tahtsin ka korra selles pildis öelda, et ehk see viigipunkt tõmbas neid natukene nüüd lähemale sellele tagumisele satsile, et neil on nüüd Unitediga võrdselt punkte, eks ju, aga seal on ka ikkagi natuke rohkem oleks seda õndsuselt juurde vaja ja nendest tippmängudest just, Paide vastu ka neil ju, selles mängus, ma ei tea, kas see viik oli siis lõpuks pigem aus tulemus, eks ju. Esimene Kure ja Paide omavaheline mäng, mälet, oli ju see, et Paide võitis seal isegi nagu vastu mängukäiku natukene, ja mitmes teises nagu tippmängus on ka Kurel ju olnud, nagu see mängupilt on nagu hea olnud, aga see tulemus ei ole järgi tulnud, et lõpuks said nagu oma esimese viigipunkti vähemalt kätte sealt esinelik. Kas Kure on üldse see aasta mingi kolakat saanud? Kalju võõrsil oli see üks, kus nad oli vist 3 või 4. 0-4, jah. Et kust nagu läksid nagu pulgad ka, aga seal muidu on nagu suhteliselt ikkagi
distsiplineeritud mängitud. Vot, ennustusest ka nii palju. Minul suur avantüür, lõpuks läks ikkagi vett vedama selles suhtes, aga õnneks ei läinud nii palju vett vedama, et oleksin sealt punkte kaotanud, et teised vist ennustasid kõike Paide võitu, mina ennustasin Kure võitu, et lõpuks jäi viik seal. Ja mis seal siis veel oli United Flora panid kõik täppi, Vaprus Kalju panid kõik mööda, Harju Narva panid kõik peale Heiti täppi, kes pakkus viiki seal, ja Tammeka Levadia pakkusid ka kõik Levadia võitu, ehk siis seal suuri muudatusi tabelis seekord ei tulnud, kõik liiksusid enam-vähem sama palju edasi peale Heiti, kes siis 1 punkti kaotas. Ehk siis mina 46, Laura 41, Kris 40, Viivatpet ja Kristjan Jaak-Kangur 39, Heiti 36 ja Markus ilusti lõpetab selle järjekorra punane latern peas põlemas 35. Kommentaar? Endiselt mõtet, mida sa ennustad seal? Selles mõttes, et ma mõtlesin ka selle tabeli peale, et Levadia on praegu asi, mis toimib, on ju. On. Flora, mis toimib. Ülejäänud on kõik ju pudru ja kapsad. Sporti saab tunda, Markus. Sporti saab tunda. Mis sa vaatad neid mänge kõiki, kui sa ühtegi järeldust ei tee, õiget järeldust? Ma pean mingi taktikat muutma, ma mõtlen välja. Nüüd ei ole meil ennustust ju. Meil ei ole vooru, et ma mõtlen uueks nädalaks uue taktika. Ma tean, mis ma teen. Ma järgmine nädal räägin. Räägime koondisest ka natukene, sellepärast, et Eesti koondiseed tegelikult kogunevad peaaegu kõik koondised, kes meil on, korraga kokku tulema, ehk siis tavaliselt ei ole ju juunist seda vist päris olnud, et meeste ja naiste koondis hakanud täitsa samal ajal on, et selline tavatu olukord, noortekoondised ka ju kogunevad siin U21, U19 ka vist. Et selline kõik tulevad kokku ja räägime siis A-koondisest ja A-koondistest. Meeste koondist ootab siis Balti turniir, mäng Fääri saartega laupäeval, eks ju nagu peatreener Jürgen Enn meile hommikul ütles, keda me siis siin stadioni kõrval täpselt samal ajal trehvasime. Suure ratastega kohvriga tuli koondise laagrisse. Täna siis koondis koguneb, eks ju. Ja laupäeval siis Pärnus mäng ja teisipäeval siis Balti turniiri kas 3. koha mäng või finaal, kas Lätis või A Le Coq Arena'l. Suure kotiga tuli jah, see koondises on komplekteeritakse need asjad laagriks, kodumaiseks laagriks komplekteeritakse asjad varem ära ja siis saab siin eelneva nädala jooksul saab neid asju ära tuua, et selles on sul õigus, aga jah, mis me siis nüüd ootame sellest mängust? Ootame võitu, koondise koosseis tuli ka välja ja nii palju uudiseid vahepeal on ka tulnud, et Karal Mets ja Sofjan Kuram ei liitu koondisega. Kuram siis 3. korda vist või 4. korda juba seal õnnetu ajastusega vigastus, mis ei luba tal A-koondisega liituda, ehk siis see ootab endiselt oma aega, see liitumine. Ja Karal Metsal siis arusaadavatel põhjustel, nagu me eelmine saadega rääkisime, et kui klubi veel ei ole, uut klubi vabagent tehniliselt on, eks ju, 33 aastat on vanust, seal ei ole vaja riski võtta praegu, eriti kui need mängud ei ole punktide peale mängud selles suhtes. Aga kui me siin Metsaga seda saadet tegime, eks ju, mis eile üles läks eelmise nädala lõpus, siis ta andis mõista, et tegelikult nagu mingi variant on, et ta oleks saanud selle uue klubi juba paika tegelikult enne koondist. Et nagu ta saatis ka ütles, et pakkumised tegelikult on laual, et lihtsalt tuleb õige välja valida või õige ära oodata. Ja, eks ta võtab, ta on selline inimene, kes kaalub kõik variandid läbi, käib stsenaariumid peas läbi ja üritab teha nagu kõige õigema valiku enda jaoks, et mees võttis nüüd natukeseks aja maha, läks päikse alla ja sealt tuli tagasi juba. Ja tuli tagasi, käis ära päikse all, kogus mõtteid, kogus energiat ja eks see pea võib laiali otsas olla ja küll selles mõttes, et pane nüüd ennast selle jalgpalluri rolli, et koondise ajal tahaks keskenduda ainult sellele koondise mängule. Konkreetselt näed nüüd laupäeval mäng sellele, mõtlen ainult sellele, aga kui sul vabad hetked tekivad ja sul on mingid agentidega mingid kõned ja siis on mingi spordidirektoriga kõne ja siis, et kas me teeme nüüd, hakkame lepingut tegema, et tule teeme ära, et see natuke liiga palju stressi või lisaks veel juurde see, et ega tal ei ole mõtet oma tervisega ju peamine asi on ikkagi see, et kui sa seal mingisuguse raske vigastuse saad, siis sul ei ole klubi ja sa oledki jah, see lisaks muidugi. Et pigem see rohkem eriti arvestades veel seda, kuidas see Karoli hooaja lõpp oli nagu selle just tervise näol. See on, ma arvan, et üks nüüd karjääri
tähtsamaid lepinguid võib-olla ongi pärast viimane seda St. Paulit. Jah, selles mõttes mõistlik otsus, ega see ei ole esimene ega viimane kord, kui isegi Eesti koondise mängija on jätnud koondisesse tulemata just sellistel põhjustel. Vist oli, kes oli ka sarnases olukorras. Äkki oligi, jah. Aga Metsa mõttes, kujuta ette, praegu see võib nagu mõnus süke elevus ka olla tegelikult, et kui sul ongi nagu reaalsed pakkumised laua peal, sa tead, et sa kuskile nagu ripakile päris ei jää, et lihtsalt nagu vaatad, kus see kõige ägedam või parem pakkumine tuleb lõpuks ja siis teed oma valiku ära. Eks ole, millal, eks tal kindlasti endal on ka mingisugune piir, et mis ajaks ta tahab, et oleks leping allkirjastatud, et nagu ja klubidel ka ilmselt ega need pakkumised igavesti. Ja nagu ju Karl Jakobein rääkis ka, et tal nüüd viimased 2 aastat on olnud sellised, et suhteliselt kuskil augustis alles saab oma järgmise hooaja nagu klubi paika, aga nüüd on juba varakult paigas, saab rahulikult keskenduda koondisele, rahulikult minna pre-seasonile ja mõnus tunne. Just. Hein on ka siis esimesed mängud saab tehniliselt teha pärast sügist ju. Viimased mängud, tal ju ametlikud mängud olidki ju Bayerni ja St. Pauli vastu. päris omapärane on ju. Kas need olid novembrikuu koondise aknast ta oli või ei olnud või? Äkki olid novembri koondise mängud, need olid vist oktoobris need mängud, äkki? Need olid vist nii, et äkki üks oli septembri lõpp ja teine oktoobri algus, midagi sellist vist või? Aga novembris ta ju koondises oli või ei olnud või? No igatahes pärast sügist esimest mängud tegelikult saab teha, sest märtsis ta ju koondisega ei liitunud, sai täpselt enne seda koondise hakanud sai vigastada ja klubis ta ju ei mänginud terve selle aasta esimese poole. Ehk siis kui koosseisu peale mõelda, siis Hein väravas peaks olema kindel valik, on ju. Kaitseliinis nüüd meil on mitu puudujat, eks ju, Baskotši on ka endiselt vigastatud, Mets on vigastatud, ehk siis keskkaitses on meil Märten Kuusk, meil on Rasmus Peetson, meil on Erko-Janne Tõuges, Tanel Tammik, kes liitus nüüd hiljem, Kolobov ja Käit. Tõuges on kindlasti. Tõuges ma tahaks... Vasakpoolne, äkki. Jah, ja parem pool siis ilmselt Kuusk. Või tähendab keskele peame ka kellegi võtma, kui me 5-ga mängime. Peetson keskele või? No, Peetson Kuusk oleneb, kuidas see näeb neid, kumb on keskel, kumb on parem pool. See tundub nagu kõige kindlam peale minek on ju, kuigi Peetson pole ju keskkaitses mänginud tegelikult päris tükk aega. Mõnda aega, jah. Kuusk pole üldse mänginud päris tükk aega. Mõtlen, kes seal Aafrika turneeril võisid positiivselt silma. Kas meil on ootamatult keskkaitsetega jama käes? No ma ei tea, kas jama meil on üks, kes mängib Tõugjas, Tammik ei mängi, Kuusk ei mängi, Peetson ei mängi, selles mõttes ta ei mängi keskkaitset. Käit mängib seal duubliast kuskil sügaval. Mitte nagu... mitte meestes. Meestes, kes veel? Kolobov mängib ja mängib korralikult. Võib-olla, ja tema oli... vasaku jalgne toodi, Tammik toodi asemele, Tõuges on seal võib-olla nagu kindlam mees olemas, et võib-olla ongi siis... ma tahaks ikkagi arvata, et Kuusk ka mängib. Ma arvan ka. Kuusk. Kui tal on kõik korras. Ja Kolobov siis või? Kuusk Tõugjas Kolobov või Kuusk Tõugjas Peetson. Okei, sellised 2 varianti. Äärte peale kaitsesse on meil Sinjavski. Kui on terve. Kui ta on terve. Praeguse seisuga ei ole infot, et ta kondisega ei liituks. Kui see info tuleb, siis tuleb ilmselt tänase jooksul, võib-olla siis, kui saad on juba väljas. Sinjavski, Liivak, Jakovlev, Hussar on siis äärekaitsed. Kui Sinjavski on terve, siis ta mängib. Tundub, et sa ei puuka lihtsalt, eks ju, seal üleelises mängus laupäevases. Ja nädalaga on vahet sellest puukast taastub pigem ära, Markus oskab kinnitada. Ja nädalaga ikka, jah. Seal on väga lihtsalt nipid, seal tuleb toorelt palju külma peale toppida. Sinjavski, Jakovlev, Hussar ja Liivak on ju. Liivak on selles suhtes huvitav, ta pole päris ammu koondises olnud. Liivak on üks minust päris korraliku comebacki teinud nagu jalgpalliskeenes. Ja Hussar on seal duublis mänginud, aga mänginud ikkagi, et päris nagu mängupraktikat ta ei ole. Et ma ei teagi, kumb nüüd siis peale panna. No Saarma on ka koduklubis mänginud seda 5. wingbacki, aga mulle tundub, et Enn vist teda koondises pigem tahab natukene kõrgemal kasutada. Ta on nii-öelda üles antud, eks ju, poolkaitsena. Et, mis ei pruugi alati tähendada midagi, aga Saarma tehniliselt on ka variant sinna, eks ju. Aga päris huvitav. No tegelikult on variant ka, et kui Sinjavski on ainus selline kindel nagu vasakäär, ülejäänud nii Jakovlev, Liivak kui ka Hussar võivad ka paremini mängida. Jakovlev võib mõlemal äärel ju põhimõtteliselt mängida.
aga ma arvan, et Sinjavski pluss Jakovlev, ma ei tea, kas kahe nii ründavaga me nagu lähme peale, et võib-olla seal mingisugune Hussari tüüpi vend oleks nagu natukene kindlam variant äkki. Aga kelle valime siis Sinjavski ja Fääri saarte vastu, miks mitte? Vahet ei ole, kes sealt põhimõtteliselt. No ütleme, mina paneks pigem vist Hussari. Ma arvan, et nad on enam-vähem kõik suhteliselt sarnasel tasemel. Paks ühe poole Hussari teise Liivaku. Läks niimoodi. Kõvad. Nad teevad trenni ka muidu esmaspäevast reedeni. No jah, aga me ei tea, mis seal trennis toimub, me ei tea, mis seal toimuma hakkab, me peame praegu ennustama midagi või ütleme siis enda koosseisu paika panema unte pealt. Poolkaitsed. Meil on kesk poolkaitses on tohutult valikuid. Käit, Poom, Shane, Kreida, Soomets, Palumets, Kristal. Käit ja Palumets. Kuidas mis formatsioon meil on? 5-2-3 nimendad panna? Ei, ta on ikkagi ju pigem ma arvan, me paneme 5-3-2 niipidi. Arvad, et kahe ründajaga? No üks on nii-öelda alumisem. Kas ta enne ei ole päris palju kasutanud Shane'i vasakul äärel, nagu 5-4-1? Seda ka vahepeal on läbi käinud, aga lihtsalt jah, seal poolkaitset on päris palju nagu väärt mehi, Käit mängib, Poom mängib, Shane mängib, Soomets mängib, Palumets mängib, Kreida mängib Eestis, et variante on, et võib-olla seal tõesti kuidagi natukene rohkem neid väärt mehi platsil mahutada. Aga samas 8 mänguks värskust on kõvasti. No ründaga on lihtsam. Ründalis ongi praegu põhimõtteliselt, kui vaadata, kuidas ründajatel on läinud, siis ongi Sapinen ja teised. Sapinen Lepik-Männil on varjund siis, jah. Varjund on ründajana üles antud seal. Et võib-olla siis alumine, varjund oleks siis alumine ründaja selles formatsioonis. Aga samas mulle tundub, et ka Kristal võiks nagu enni käel pigem on selle alumise ründajana mänginud. Või kuidas võtta number 10 või alumine ründaja. Sapineni alustamis me oleme vist ühel nõul, aga ütle, sina ütlesid Käit ja Palumets või? Mis formatsioon? Mina arvaks, et meil on 5-3-2 või 5-3-1-1 midagi sükest nagu. Markus, mis sa arvad, sealt siin tasa on? Käit, Shane, Sappi, palju mul puud on? 2. Kelle sinna keskele veel paneb? Poomi. Natuke liiga palju. Ei Poom ka kuskil ikkagi. Poom on ka tubli olnud. Ja kõik on tublid olnud, kellegi peab välja jätma. No see keskväli on ikkagi selline suhteliselt tihe konkurents, et sinna nagu enne oleks see Kuram ka veel olnud? Jah, Kuram ka. Kahju tegelikult, et Kuram ei ole tegelikult praegu Balti turniir on ikkagi enne neid kohe pildi ette saanud. Ja enne punktimänge, ma arvan, treenerite jaoks ka oleks väga oluline olnud, et näha ära, et kuidas ta selle tasemega kohaneb. Jah, ma arvan, et selle, ta pole A-koondisest mänginud, aga taseme osas mul ei ole nagu väga katsus, et ta vastab sellele. Aga jah, päris keeruline on sinna keskväljal, kui sa oled premium-liiga mängija, premium-liigas poolkaitsja, siis on koondises väljakule saada, ma arvan, päris keeruline. Okei, praegustest Kreida küll mahtus valikusse, Ainsalu pigem nagu tundus niimoodi küll. Ise ei soovinud praegu liituda, aga isegi kui Ainsalu oleks pääsenud valikusse, siis ma arvan, et nagu tal väljakule oleks keeruline saada koondises. Et see konkurents on juba mitmendat aastat päris kõva just keskväljal. Lihtsalt üks asi, selle 5-3-2 toetuseks on ka see lihtsalt koosseisu valik, et ega meil ju ääre mängijaid just ei olegi koondis Saarma ja Saarma. No räägin, Sein on mänginud seda äärt. Aga ma arvan, et kui tal oleks niisugune plaan mängida, siis ta oleks natuke rohkem võib-olla võtnud mõne sellise mängija veel juurde, kes seal nagu reaalselt ääre peal mängib. Viimased, kes olid, nendest tehti äärekaitsed. Nendest vooliti äärekaitsed valmis. Mingi siuke Vaata, Liivak ka ju oli, Liivak oli äärepoolik. Vana inimese heietus oli siuke viimased, kes olidki. Liivak oli äärepoolik, Saarma oli äärepoolik, Sinjavski oli äärepoolik. Jakovlev hoiab veel lippu kõrgel. Hoiab või? Loodame. Räägime väliseestlastest ka natukene. Mõned viimased nii-öelda asjad said ka selgeks. Sinjavski jäi püsima Ostrava paanikuga, mille üle on muidugi hea meel. See oleks päris suur küsimärk, mis seal kogu klubist ja Sinjavskist saanud oleks, kui nad oleks esiliigasse langenud, eks ju.
Baskotši klubi Genk pääses siis penaltitega eurosarja, väga tervitatav, äkki saab näha siis meie meest ka kuskil põhiturniiril varsti. Konverentsi või? Konverentsi, jah. Mitmes eelring? Hea küsimus, rääkige natukene Maksim Baskotši hooajast, nii kaua, kuni ma selle välja vaatan. Ja nad on vigane ju nüüd, mis ta enam rääkida? No ta tegi tegelikult ka kõva hooaja, arvestades seda, et ta, mitte arvestades seda, aga ta alustas hooaega ju, kus ta oligi nüüd enne? Kus ta tuli? Grasshopersist, ta tegi ju seal paar mängu, lõi isegi värava ja samm edasi tugevamasse liigasse ja kui ta oli terve, ta oli ikkagi raudpolt põhimees ju. Oli. Värav. Ta oli värava niimoodi 2 järjestikus mängus ühe Grasshoppersi eest. Ta oli vahepeal oli ju selle Genti väravakütid edetabelis teisel kohal kaitsjana. Genk, mitte Gent. 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 Nii. Ei no see oli välja toodud ju mees ju, ma ei tea, palju tal see turuväärtus, mis hüppe tegi ja kõik jutud, et oli põhikoosseisu mees ja teisest kvalifikatsiooniringist alustab, nii et nagu ka Katovitše. Nagu Katovitše ja kusjuures kui see annab nagu justkui lootust, et äkki on meie võistkondadel ka võimalus nendega kokku minna, siis Levadia ja Paide on asetatud isegi teises ringis vist. Vist jah, peaks olema niimoodi. Et, ja Paide 7,5 on koefitsient, Levadial ka 7,5 ja meil on 3. võistkond ka ju, Nõmme Kalju. No Kalju on juba esimeses asetamata. Eks kui Kalju edasi saab, siis vist on ju täitsa variant. Jah. Gent Kalju võib tulla teoreetilist mäng. Teisest eelringist alustamine tähendab seda, et 3 vastast on vaja alistada Gentil, et saada. No, aga nad on ühe suurema koefitsiendiga seal. Aga see on ikkagi palju. No see Baskotsi see vigastuse saaga ka natuke veider seal, et seal mingisugune seal klubi arstid viskes suhteliselt ütleme suure suuga trammi alla seal, et loodetavasti sellest mingid jamasid ei teki. Vlado Kovassova, 3. korda Ungari meister, palju õnne. Ja ülemineku mängudel oli ka Martin Krispalbergi koduklubi Saint-Etienne, kes siis omas võimalust seal tõusta kõrgligasse, aga lõpuks ikkagi Nice'ile jäädi alla. Vaatasin, Nice, vahepeal oli ju meistrite liigat isegi mängisid äkki või? Mõni aeg tagasi veel. Ja nad üks aasta tegid siin ju mingi kõva hooaja, mäletan. Aga nüüd siis jah, pidid ikkagi kõvasti higistama, et kõrgligasse püsima jääda üldse. 42-aastane Dante pani keskkaitses seal endine Brasiilia koondisena. Kiht oli vaadata, ma vaatasin, et mees pani siis, kui Paalberg sündis, Paalberg küll ei saanud tema vastu mängida, aga teoreetiliselt oleks terve olnud, oleks võib-olla platsile saanud Dante vastu, siis kui Paalberg sündis, siis Dante mängis 7. profihooaega juba jalgpalli. Päris... Jaa, aga meie mehe vaatest, ma ei tea, äkki on... Pigem hea, et jäädi esiliigasse. Tunduks nagu mingi loogika järgi, et esiliigas on nagu tõenäolisem peale saada, et kui ta aga peaasi nüüd terveks saada seal ja see jalg korda saada, et see on ikka päris kurb, kui nagu suured lootused, ootused või kuidagi siuke elevus oli see, kui ta seal miljoni eest talvel läks ja siis 0 mängu ükskõik mis liigades praegu. Ei no jah, ja kui mäletad, kui ma ütlesin sulle, et varsti peaaegu aasta aega mänguta, see ei ole enam kaugel. Ei ole. Sügisel ju see ei ole kaugel, sa veel ütlesid, et siin on palju minna veel. Ma räägin, ja me räägime, ma ei tea, vanusest, võta 16-20 ja kui see aasta otsaselt ei mängi 4 aastast. Kutud, et... mis see Vaprusega hooaeg lõppes seal kuskil novembri keskel või esimeses pooles. Okay. Ja nüüd uus hooaeg hakkab ilmselt kuskil augustis Prantsusmaal. Ta ongi siuke 9 kuud umbes on ju. Jääb kindlasti klubis pausi sisse. Esiliigast ka võib-olla vahelduseks, me pole esiliigast ammu rääkinud. Täna on küll 2 mängu veel seal tulemas, nende seas siis Elva Velko, oluline mäng, aga Velko, kui alustas ju hooaega väga innukalt ja hoogsalt, siis natukene on see hoog nüüd raugenud, seal on tulnud ka kaotusi sisse ja 9 võitu, 2 viiki ja 2 kaotust, Velko endiselt tabeli liider 13-29, aga Viimsi 13-27 on ikkagi neile kannule tõusnud nüüd, et need 3 oluliselt mängu, mis me vahepeal Velkol ju välja tõime, et seal tulevad järjest suured mängud neile, et nendest nüüd liiga palju seal kätte ei jäänud või näppude vahel, et seal oli Elvaga tehti viik ja Viimsile ju kaotati seal ja Tallinna Kalevilegi kaotati.
et natukene nüüd see asi nüüd võbelema hakanud, aga praegu endiselt Velko jaoks ikkagi suures plaanis asjad hästi. Ja kes sealt tagantpoolt tuleb veel? No, iseseisvatest on Viimsi 27, Elva 20, ehk siis 9 punkti juba tagapool, aga täna ongi Elva Velko mäng. Ja Kalev 15 peal, nemad enam tundub, et ei pretendeeri seal suurtele kohtadele. Et Velko, Viimsi, Elva tundub, et igal juhul saame uueks hooajaks nii-öelda uue Premier League meeskonna, kes seal varem pole olnud. Jah. Ja ma olen endiselt arvamusel, et Viimsi ja Velko siis jagavad need otse mine ja üleminekud mängudele mine ja. Flora Tuubel on siis seal päris kõrgel, kus on mõned ikkagi nagu, sest nagu ka natukene radarilt võib-olla läbi läinud, aga seal on ikka tohutult noored mängijad mängivad seal kohati, et seal on ju, see Andero Tatrik on ju, reaalselt mul on kodus kasutuses pusa, mis on vanem kui Andero Tatrik nagu. Et Andero 2011 sündinud väravaht ja seal oli see Sootov, kes on ka vist 2011 poiss, et 2 aastat nooremad kui need, kes siin U17 turniiril mängivad. Ja panevad esiliigast niimoodi, et nad ju neil on 2 mängu vähem mängitud, nad on 9 punkti Velkost maas. Kui sul on esindusvõistkond juba nii noor, siis loogiline, et Tuubel ka. Et see nagu midagi tehakse ikkagi päris hästi seal Florast tundub selles osas. No, et seal keskväljal on see Kukkonen, kes oli eelmise kuu või siis üle-eelmise aprillikuu juba parim mäng ja 2008 sündid. Ja kas see vanameested. U17 EM-il mänginud päris paljud mängijad on ju selle Flora Tuubli tugitalad. On. Et seal on ju 2019, kas see Karali Isok oli vist koondises Gregor Kalvik. Sammul. Vana Kalviku poeg, 2010 sündinud aasta noorem isegi või need teised siin on ju. Uku Korjus, kes oli tema vist sai ju vigastada, eks ju. Siis Lorenz, Karl-Christian Lorenz, seal on veel, sa ütlesid, eks ju see Ronald Sammul, Andres Põder, kes sai ka vigastada siin turniiril. Ja Uku Viiroja oli ka vist seal ja Aron Silm ka seal koosseisus, et seal tõesti, kui siin natuke ilguti, et 45% mängijaid Florast vist seal U17 koondises, siis kui sa niimoodi vaatad, et need poisid panevad esiliigas seal esiliiga tipus vaatavad tiitli peale mängivad, on ju, et siis võib-olla ei ole midagi imestada ka, on ju. Et selles suhtes see Flora Tuubli töö on nagu päris muljetavaldav, et see sisuliselt ei ole Flora U21, see on sisuliselt Flora U19. Värbavad hästi, see ju, Toomas Vara ju tõi selle, kus ta eelmise nädala enda saates seal rääkis, kus kelled ette võttis Flora poisid ja kus nad tulnud on kõik ja mis vanuses, et ikkagi Flora lihtsalt saab üle riigi kõikidest klubidest mingist teatud vanuses võtab need mehed ära. No jah, eks see mingis mõttes peabki niimoodi toimima, et sul, kui sa kuskilt väiksest klubist kasvad, ega sa täiskasvanu nii seal ei ole mõtet ju kökitada kuskil, et no nagu Hein, jah. Jah, nii. Näiteks ta on ju Tiigritest, on ju. Jah, läks ju ühel hetkel Unitedisse ja ma arvan, et kui Einal ei oleks varianti olnud kuhugi välismaale minna, eks ta oleks ka teinud seal üsna noorena ju sammu Unitedest välja kuhugi Eesti tippklubisse, kui ta ei oleks ju saanud kuhugi. Tõenäoliselt Florasse. No jah, ilmselt. Ja tuublitest United on teisel kohal muideks, eks ju, kui niimoodi tuublite liigat vaadata, Kalju 3, Levadia 4, Levadia tuubelis seal päris tabeli lõpus, et seal on ka tundub tugevad tõmbetuuled toimumas, et ei ole Viktor Levadia üldse harjunud, et Levadia tuubel siis praegu seisuga on vist ju esiliigast välja kukkumas, esiliigast kukub ju otse 2 tükki allapoole. Et kui vahepeal, ma ei tea, 10 aastat tagasi oli olukord selline, kus oligi Flora tuubel, Levadia tuubel olid alati nagu seal 2 esimest sisuliselt, siis nüüd natukene võib-olla hakkab siuke tore asi juhtuma, et need iseseisvad klubid on nagu jalad alla saanud ja puksivad need tuublid. See on juba mitu aega olnud niimoodi, et esiliiga klubid on ikkagi, iseseisvad klubid on ikkagi ju eesotsas. Ja mis nagu ikkagi on tervitatav ja tore, et siuke asi on, et see loob eelduse tugevamaks premium liigaks lihtsalt. Ja kas mitte ei olnudki eelmise hooaja keskel, kus esiliiga tabel oli selline, et 5 esimest olid iseseisvad klubid ja 6-10 olid kõik tuublid? Oli küll, jah. Lõpuks see natukene löödi seal sassi, aga muidu küll, et aga kihvt on näha, et need puksitakse vaikselt need tuublid ära, et ei ole, kui mingil hetkel tehti need reeglid, mitu tuublit võib olla üldse esiliigas, et nüüd praegu ei ole nagu seda enam vist väga vaja kasutada seda klauslit. Ei, kus juures tegelikult ikka on, praegu on ka ju päris palju tuubleid. Samas esiliiga B-st tõusevad ka ju, praegu on seal Tammekugas. Ja teisest liigast ju tõusevad ka ikkagi, on tõusnud tuublid sinna esiliiga B-sse. No viimati äkki üks oli Vaprus või juba mõnda aastat tagasi
või Trans, nad kõik on niimoodi, on sealt ju tulnud. Esiliiga B-s on 4 duublit ja 1, ma ei tea, triibel siis või? Levadia U19 on Esiliiga B-s. Aga ongi ju, kokku ongi 10, mis ongi maksimaalsed kohad ju. Ühes liigas saab olla 5 duublit ja teises ka 5 ja kokku võibki 10 olla maksimaalselt. Minu arust reglemendi järgi. Kas Esiliigas ei ole mitte... Veel 6 või? Esiliigas on 4 duublit praegu. Või 4 siis või? Okei, ma ei mäleta, nad on muutnud ka seda reglementi. Jah, ühesõnaga. Läksime liiga sügavasse ette jälle. Aga Flora Tuubel siis jah, Ats Ileste ka siis peatreener ju. Jah. Et on head tööd teinud. Ja, aga Esiliigas on niisugune põnev, selles mõttes, et korralik revimine käib kahe peamise pretendendi vahel. Viljandi tulevik mõtleks praegu Esiliiga B-st hetkeseisuga tõusmas Esiliigasse tagasi. Mis oleks ka tervitatav areng. Välismaa nurk on meil siin ja plaanis ja mõistagi Meistrite liiga finaalist saab rääkida. Täielik oksemäng on minul paberi peal kirjutatud. Ma vaatasin seda eriti lisaajal, mõtlesin, et jumal tänatud, et see mäng kell 22 ei alan. Ma oleks ammu juba magama jäänud või nagu teleka kinni pandud. Kas see kella 7 algusaeg, see oli, eelmine aasta oli ju veel 10. See tuli mulle kuidagi üllatusena ikkagi see 7 ka. Kusjuures paljudele tuli üllatusena, minule kusjuures nagu millegipärast ei tulnud, aga võib-olla ma ajasin selle segamini sellega, et see laupäeval toimub. Laupäeval on ta juba tükk aega toimunud, eks ju. Ja see on aastaid. Aga no ma saan suhteliselt kiiresti vist vaadata õnneks, mis... Aga no ma ei tea, selles, ega see, jällegi see tüüpiline finaalimäng, okei. Aasta oli küll 10, jah. Et mis sa sealt nüüd ootad, et seal on nii palju kaalul, seal on pinge nii suur, et ega sealt mingit sükest hullu asja polegi seda Prantsusmaa Argentiina MM-finaal oli nagu pigem erand, ma arvan. No küll, see oli nagu reaalselt igav mäng. No see oli sellepärast igav, et ikkagi see Arsenal võttis taktikaliselt sellise lähenemise. Et see tegi selle, kas just igavaks oleneb, mida sa tegelikult mängu juures vaatad. Et kui sa hindadki seda Arteta plaani, et kuidas nad mängisid, siis sa võib-olla suudad enda jaoks selle põnevaks mõelda, aga ma olen nõus, et väga ei viitse vaadata. Minul ei olnud nagu koera selles võitluses, kui inglise keelest otseselt üle võtta, et ma tahtsin nagu lihtsalt ägedat mängu vaadata või näha. Ja no lihtsalt nagu ei pakutud seda, et kuidagi naljaks tunne nagu sellest sisse lõpus. Mul tekkis ootamatult, oli see neljapäeva hilisõhtul tuli pakkumine pilet Champions League finaalile. Kas see... nii-öelda siis nagu Vene ajal oli autodega, et kas sa said nii-öelda ostuloa või sulle pakuti piletit? Ei, mulle pakuti piletit, oleks pidanud lennupileti ja hotelli ise võtma, aga ma vaatasin neid, esiteks ei olnud kuidagi mõistliku hinnaga normaalset lennupiletit või ühendust ei olnud ja hotellid olid kallid jah, et siis ütlesin, et pagan küll, hea meel, jumala äge oleks olnud. Veel Taiaga üritasin veel seda FaceTime kõnet teha, aga seal juba oli see linn oli see 5G ei pidanud vastu seal, see võrk oli ikkagi ülekoormatud, ei saanud korralikult vestelda. Ja siis otsustasin ikkagi, et ei hakka punnima sinna. Üks kriteerium oli veel see ka, et pühapäeva õhtuks oli vaja siia mängule tagasi jõuda. Et siin legendide mäng trumpas üle Meistrite liiga finaali. Nii. Jah, võib nii. Erinevalt Taio Tõnistuste ja Kostja Vassiljevist. Jah. Ma ei tea, kas Tõnist oleks kvalifitseerunud, ta on ju aktiivne. Ei, ta ei usu, ta ju mängib jah. Aga mulle meeldib, ma olin, ma ei ole kummagi meeskonna mingi suur fänn, aga kui siis kõik need mulle nagu hästi lähevad hinge nagu selliste, vaata selliste mängude puhul ja peale selliseid finaale ja võite eriti tuuakse välja igasuguseid neid lugusid ja selliseid südamlikke lugusid ja emotsionaalseid lugusid ja mulle nii nagu kõik see PSG ja nende treenerite staffi see lugu kuidagi läheb hinge ja siis sellepärast ma võib-olla minu poolehoid kaldus ka nende poole, et kõik see Luis Enrique ja tema see tütre lugu ja siis seal on tal abitreener on ka, kes siis vahetult enne eelmise aasta vist finaali kaotas siis oma elukaaslase ja kõik need mingid sellised lood sinna juurde, et need mehed seal tundub, et ajavad seda asja nagu mingi suurema eesmärgiga ja missioonitundega, kui lihtsalt ainult see, et tahaks Meistrite liigat võita, et sellepärast ma oli mul pigem hea meel, et Pariis selle karika võitis. Ja see peatreener Enrique tundub üldse kuidagi sümpaatne kuju olevat. Seda on. Kuidagi see penaltiseeria nagu läks selles suhtes ka hästi, et
Arsenal nagu kaotas, samas Safonov ei teinud ühtegi tõrjet, et kuidagi täpselt kaks sellist mängijat eksisid, kelle puhul sa nagu nägid seda hoojooksu ja siis ai, siit läheb mööda ja läkski. Kas see statistika peab paika, et ta ei teinud ühtegi tõrjet? Ega tal ei olnud vist vaja. Ta ei teinud ühtegi tõrjet. Vaja oleks olnud, on ju ühe lasi sisse, aga jah, põhimõtteliselt ei olnud ju rohkem tööd. Ma mõtlen, et ega ta seal normaalajal lisaajal ka vist ei teinud või? Ja ta mõtleski seda, jah. Ma mõtlengi, et mängu, selle 120 minuti pealt kuskil mulle viskas ette sükse fakti, et võitis meistrite liiga tiitli ühtegi tõrjet tegema. Need meemid, et see mingi grupitöö ja ei tee mitte midagi, aga saad ikka. Eks põhimõtteliselt see oleks võinud ka seal värast seista või? No tuleb nii välja. Raul on, mina ei ole väravalt, Raul oleks nüüd see on täpselt, jah, tõrjet ei tee, see tähendab, et väravalt mitte midagi muud ka ei pidanud tegema. Täpselt, ühtegi jalaga mängu ka ei olnud seal. Mina ei oleks neid palle suutnud nii kaugele lüüa siin auti, nagu tema lööb otse viiekast pingi peale. No palju kõneajaid pakkus see penalti olukord või mitte penalti olukord, et aga seal vist tähendab peakohtunik ei määranud penaltit on ju ja siis videokohtunik vist vaatas, et seal see Arsenali ründaja sidus tegelikult päris osavalt. Mõlemad sidusid vist, jah? Noh, sidus selle käe selja tagant nagu päris hästi ära. Et seal oleks jõle kerge on nagu lõksu langeda. Aga kuna see peakohtunik siis ei vilistanud seda, siis oleks ta vilistanud, võt siis oleks palju pullim olukord olnud, mis siis Varr oleks teinud. Et noh, kas ta oleks hakanud seda argumenti seal arvesse võtma, et tegelikult ma tean, et ta seob ise tegelikult ära selle käe. Aga Arsenali oli maru vihane, aga nii ta läks. Aga ja need penaltid, vaatasin ja igatahes ta sellisel hetkel nende lööjate nahas ei tahaks olla. Mõnes mõttes ei tahaks, mõnes mõttes tahaks. Aga sa vaata, alati kui keegi sisse lööb, see on siuke pingelangus, nagu see füüsiliselt näha seda. No kõik, see siin oimukohast tulevad veresooned välja ja kõik see röögatus, mis tuleb, see on rets pingelangus. Raia penalti tõrje oli muidugi siuke rõhutatult null reaktsiooni, vaata tõrjus ära ja lihtsalt püsti ei midagi muud. Jah, nädala loetav uudis oli meil siis muidugi õnneks või kahjuks Marcelo Tallinnas, ehk siis esimene fotouudis, kus ta A. Le Coq Arenal tribüünil mängu vaatas, osutus siis nädala kõige loetamaks uudiseks. Fantasy's mina tahaks tänada Tarmo Kinki, kes siis Daniel Lutsu jättis, ma ei tea, koosseisust välja, võib-olla ta oli mingisugune tervisemurre, selle vist ka kuskilt läbi käinud. Kuna tema ei mänginud, siis mul tuli Henri Välja pingilt sisse ja ma 14 punktiga, et mul läks selles suhtes väga hästi. Ma reaalselt, kui ma nägin Paide algkoosseisu või seda koosseisu, vaatasin pingil ka oli see sama tunne, vaata, mis pärast seda, kui see meistrite liiga finaali penalti seeres sisse löödi, pingelangus. Mul oli võib-olla pingelangus see, et ma pikalt mõtlesin, kas ma panen Zappineni või Alama kapteniks. Panin Zappineni. Ma panin Alama. Mul oli, selles mängu kommenteerides oli ka see, et Oota, aga kas see Alama juurde tagasi tulles, kas tšekka järgi, kas ta oli äkki ise pani ennast kapteniks ka või? Et see koos ja Vassiljevi see, et anna söötu. Et anna söötu. Anna sõpradele ka valli. Kas fantasy hakkab mõjutama? No nii, hetk. Nii. Ma arvan, et küllap pikka pani. Sapi, Tambetuu kapten. See on ju vaata, et siuke kahtlane, et ei ennast ega Sapini ei pannud kapteniks. Oi. Ja läks alt need. Tambetuu ei teinud siin midagi väga. Ise oli ikka põhis või? Ise oli põhis muidugi. 62 punkti. Seda enam on see... Ta on kusjuures 12 selle vooru edetabelis hoolimata sellest, et tal kapteni valik täitsa mööda läks. Ta oli Karel Eerme sees, mis tõi talle ja Välja ja Iboro. Seda enam on nimetusväärne see, et ta tookord pani ennast triple kapteniks. Jüri saa 5 punktiga ei pingi peale veel, ta oli voru sisse ka ja 12 koht selle mänguvooru tabelis, et päris hästi. Küsimused, meil on üks küsimus ka siin eelmist nädalast üle küsime, vastame selle ära. Krahv küsib, mis Patrick Kristalist saab, et kas on liiga kauaks jäänud Tallinnasse liigasse? Täna on koondislastega intervjuud, saame Kristaliga ka kindlasti juttu teha, aga ega aus vastus on see, et mulle tundub küll, et nagu aitab küll seal Tallinnasse liigas nüüd kõikidamisest. Mingisugune samm tuleks kuskile suunas nüüd teha. Eks ta on siin koha peal olemas ja tänasest hakkab laager pihta ja te olete ju kipskõps kohal ilusti. Aga ilmselgelt 4. liigast otse Bundesliigasse Kölni esindusse on keeruline murda, ta peab...
no tundub jah, et ta praegu ei ole nagu ka ütleme veel mitte temaga rääkinud olles või temaga värskelt intervjuud lugedes, ega ta ei ole nagu liiga lähedal seal esimesmeeskonna hüppele olnud, et seal nagu mänguaega ka teinud, et on aeg-ajalt seal esimesmeeskonna trennis vist käinud, on ju, sedagi pigem vähe, on ju, et ta ei ole nagu niimoodi, et ta nüüd kohe nagu hüppab sinna. Ja ega tal ju seal duublis ka, ta ei ole ju kindel põhimees seal, et tal on ikkagi see mänguaeg seal. Ja ta on mänginud sel hooajal ju ka üks alumise poolkaitsena seal, mis nagu ei tundu päris, ma ei tea, tuleviku vaadates päris tema võib-olla siuke ideaalsem positsioon olevat, kuigi ta ise ütleb, et tal pole vahet, ta võib igal pool mängida seal keskel, siis ma ei tea, kas see perspektiivis nagu on päris õige koht, et siin on mingist laenust on räägitud võib-olla, et kuskile nagu laenule saatada, siis et loodetavasti leitakse mingisugune õige koht. Ta tundub lihtsalt selline mentaalselt hästi tugev ja kuidagi selline töömees, et kui ei saa peale, ei saa mängida, teen tööd, küll varsti saan, kuidagi sellise hea suhtumisega. Jah, et ega kui suhtumine paigas ei oleks, ega ta seal koondises ka niimoodi alati nii raudkindlalt sees ei oleks, et kui sa mõtled Saksamaa 4. liigast nagu selline nii ja naa statistikaga ka, et ega ta ju väravasööte pole väga andnud, et aga ta on alati sees ju, on siin viimase paari aasta jooksul, et hea mees, keda riietusruumis omada. Oma hoolimata noorusest on ikkagi kogenud koondislane juba. No ei tea, eks saab näha, aga seal Saksamaal ega seal lihtne ei ole seal just seetõttu, et Patrik on nagu väiksemad kehalt on väiksem, et seal Saksamaal me võime ainult ette kujutada, missugune see füüsis seal või eeldused füüsilistele asjadele on, et see on ikkagi nõks erinev, kui me siin Eestis harjunud oleme. Vot nii, tõmbame praegu saatele joone alla, meil on siis naistekoondis ka mängimas, tuletan meelde, siin naistel on ju mitte lihtsalt patiturniir, vaid ikkagi valikmängud, kus on võimalus ju edasi ka pääseda, ehk siis Liechtensteini ja Bosniaga tulevad mängud Liechtenstein võõrsil, Bosnia kodus siis järgmisel nädalal. Ehk siis Liechtenstein tuleb võõrsil lihtsalt kindlalt võita ja siis Bosniale ka kodus säru teha, siis on asjad hästi. Nii et oleme siis järgmisel nädalal juba tagasi ja siis saame rääkida juba koondise esimesest mängust, koondistee mängudest, U21 mängib ka ju veel ja laupäeval Pärnus. Pärnu on staadionil Eesti versus Fäärisaared. Kõik head!